Mul on hea meel teid täna meie veebikeskkonnas tervitada. Saate osa esimesest Maksu- ja Tolliameti veebiseminarist, nii et mul on väga suur au teid täna siin tervitada. Minu nimi on Rasmus Siniväe, olen Adenda koolituste veebiseminaride moderaator. Annaksingi kohe sõna üle tänasele koolitajale Merje Roometile ja alustame tänase veebiseminariga mitteresidendi tulud tulumaksu kinnipidamine. Ole lahke, Merje. Suur tänu. Mina olen siis Merje Roomet ja räägin täna tõesti mitteresidendi tulult tulumaksu kinnipidamisest. Ja see on teema, millega ma olen kokku puutunud üle 15 aasta. Mida siis täpsemalt täna plaanis rääkida on? Mitteresidendi mõistest, mitteresidendi registreerimisest ja siis põhiline sisu, mis on mitteresidendi Eestis maksustatav tulu, millelt tulumaks kinni peetakse. Selles mõttes mitteresidendi Eestis maksustatav tulu on veelgi laiem, on ka tululiike, millelt mitteresidendid ise tulud deklareerivad, aga tänaseks teemaks on siis see, millelt väljamaksja peab tulumaksu kinni pidama. Kindlasti peatume maksulepingute mõjul mitteresidentide maksustamisel, täpsemalt räägime ka, mis maksulepingud endast kujutavad. Siis väga olulise osa mitteresidentide tulu deklareerimisel omavad residentsuse tõendid nendest, mida need endast kujutavad, ning siis ka tulumaksu kinnipidamise määradest. Ja siis tõepoolest on oodatud küsimused, nagu teile öeldi, et kui teema juures saab kohe ära küsida, mis jäi segaseks, siis on väga hea. See on kõik täpselt õigesti aru saadud. Kõigepealt siis mitteresidendi mõistest. Mitteresidendi mõistet tegelikult Eesti tulumaksuseaduses ei ole. On olemas residendi mõiste ja mitteresident on sõnastatud selle kaudu, et mitteresident on isik, kes ei ole resident. Aga sellest järeldub, et mitteresident on siis isik, kes ei ela Eestis ega viibi ka siin kauem kui 183 päeval, kui me räägime füüsilisest isikust. Sest kui ma ütlen sõna mitteresident, siis tähendab see korraga nii füüsilist kui juriidilist isikut. Kui me räägime juriidilistest isikutest, siis on mitteresidendi puhul määrav see, kas ta on Eestis äriregistris registreeritud, asutatud äriühinguna või mitte. Kusjuures mul siin slaidil on kirjas äriühing, kuid tegelikult loeme me mitteresidendiks ka teisi juriidilisi isikuid, kes ei ole Eestis asutatud, nagu näiteks mittetulundusühinguid või sihtasutusi või teisi liike, mida võib-olla Eestis polegi olemas. Et siis seda teatakse päris hästi, et füüsiline isik on Eesti resident, kui ta siin elab. Ja teatakse ka seda, et 183 päeva on üks oluline teema, aga et need mõlemad tingimused on olulised, sellepärast et inimene võib tõepoolest elada ühes riigis ja viibida ka kaua teises riigis, näiteks seoses tööga. Et siis tegelikult peab neid mõlemad kriteeriumit arvestama. Ja nagu te näete, ei räägita siin slaidil sõnagi kodakondsusest, et see tegelikult ka ei ole maksukohustuse määramisel nii oluline kui tegelik viibimine ja elamine. Nüüd siis räägime täpsemalt füüsilise isiku maksuresidentsusest. Et kuna me juba rääkisime, et inimene võib elada ühes riigis ja viibida pikaajaliselt teises riigis, siis on võimalik, et inimese residentsus muutub. Näiteks kui kolitakse täiesti kogu perega või teise riiki elama või kui töö tõttu näiteks välisriigis peab pikaajaliselt teises riigis viibima, kuigi kodu ja pere jääb Eestisse või välisriiki, olenevalt kuhu liigutakse. Et Eestis on tegelikult kohustus selline, et inimene on kohustatud teavitama oma residentsuse muudatusest Eesti Maksu- ja Tolliametile. Selleks on olemas täiesti vorm, eraldi vorm R, mille te leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.
Siin on siis pilt meie veebilehelt, et paremini üles leida seda vormi, et need väiksed noolekesed seal näitavad, et kui minna Maksu- ja Tolliameti lehele erakliendi alt ja siis paremal üleval ribal on maksukorraldus, maksusüsteem, et seal on eraldi pealkiri residentsus, kust leiab siis taotluse vormi R ja altpoolt leiab ka residentsuse määramise juhendi. Et väga tihti inimesed seda ei tea, et nad peavad Maksu- ja Tolliametit teavitama, et eeldatakse, et me saame teada seda elukoha muutust kuidagi muul viisil, kuid seni veel on kohustus inimesel endal meid teavitada. Ja miks ei piisa ainult teavitamisest, sellepärast, et residentsuse määramisel on olulised mitmed asjaolud, inimene ei saa ise määrata, kus riigis ta tahab makse maksta, et just Maksu- ja Tolliamet tahab siis asjaolude alusel, mis ta välja uurib, määrata residentsuse. Väljamaksja ei saa olla veendunud saaja residentsuses, sest et väljamaksel ei ole tegelikult selliseid uurimise võimalusi, mida on näiteks maksuhalduril. Maksuhaldur võib uurida inimeselt tema elukoha ja pere ja viibimise kohta, väljamaksel ei pruugi sellist õigust olla. Selles mõttes lõplik kindlus saaja residentsuse kohta selgub siiski maksuhalduri otsuse põhjal. Et siis kui inimesel on kahtlus, kas ta on Eestis resident või mitte resident, peakski ta täitma selle sama viidatud vormi R, kus on olemas siis küsimustik elukoha, pere ja viibimise kohta. Ta täidab selle küsimustiku ära, saadab meile, meie vaatame need asjaolud üle ja selle alusel teeme otsuse ja ka kande meie maksukohustuslaste registrisse, kas tegemist on residendi või mitte residendiga. Et residentsust ei määra inimene ise ei saa valida, kuhu ta tahab makse maksta ega ka väljamaksja. Tegelikult ei saa määrata isiku residentsust. Enne selle vormi R täitmist on väga kasulik lugeda läbi ka füüsilise isiku residentsuse määramise juhend, selles mõttes, et siis saab paremini aru, miks üht või teist küsimust seal vormil R küsitakse. Muidugi vormil R on endal ka täitmise kord olemas, et ka selle lugemine kindlasti tuleb kasuks. Aga põhimõtteliselt ongi seal küsimused selle kohta, millises riigis on inimese elukoht, kui kaua ta viibib Eestis, kus on tema pere ja ka võimalikud muud asjaolud, mida siis inimene ise tahab ära märkida, et mis tema meelest seda residentsust võiksid mõjutada. Et siin on ka pilt meie veebilehest, et siis oleks nagu võimalik leida selle juhendiga hiljem, aga ilmselt kui ka otsingusse sisestada see pealkiri või mingi osa sellest, siis leiab ka selle juhendi üles. Kuna ma juba ütlesin, et mitteresidendi mõistet ei ole, et siis me peame mitteresidendi sisustama välistamise kaudu, et kui inimene ei ole resident, siis ta on mitteresident. Et millele tihtipeale tähelepanu ei pöörata, on see, et residentsus sisaldab endas kindlasti ka kohustust makse maksta. Ei piisa sellest, kui inimene on ühes või teises lihtsalt kohal, viibib selles riigis, et residentsuse määramisel on ka oluline maksukohustuse olemasolu riigis. Et Eesti residendile saame me maksuhaldurina anda tõendi residentsuse kohta ikkagi pigem siis, kui on olemas Eestis täielik maksukohustus, mis siis tähendab, et inimene peab maksma tulumaksu nii Eesti tulult kui ka välisriigi tulult, kogu maailma tulult. Ja füüsiline isik on Eesti resident, kui ta elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Et siis on täiesti võimalik, inimese elukoht on ühes riigis ja ta viibib teises riigis, aga et Eesti resident, kui inimene on Eesti resident, et see ei tähenda, et ainult Eesti resident peaks maksma Eestis tulumaksu. Et tegelikult maksab siis Eesti resident Eestis tulumaksu nii Eesti kui välisriigi tulult.
kui me nüüd hakkame tuvastama, kes on mitteresident, siis mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult. Et see on üks põhjus, miks ka see residentsuse mõiste on nii oluline, et määrata maksukohustuse ulatust. Kuna te ka nägite, et inimene võib elada ühes riigis ja viibida teises riigis pikaajaliselt ja mõlemal juhul loetakse teda residendiks, siis võibki väga lihtsalt juhtuda, et sama isikut loetakse residendiks nii välisriigis kui ka Eestis. Ja tekibki niinimetatud topeltresidentsus. Topeltresidentsus võib aga kaasa tuua topeltmaksustamise ehk kaks või rohkem riiki võivad soovida ühte isikut maksustada kogu tema maailma tulult. Selle vältimiseks on ka olemas reeglid, et kohaldatakse maksulepingu sätteid. Maksulepingutest räägime kohe edasi täpsemalt, aga need on siis riikide vahelised lepingud, kus on topeltmaksustamise vältimine kokku lepitud. Et siis maksulepingus on olemas reeglid sellised, kuidas siis otsustada, millises riigis peaks inimene maksma tulumaksu kogu maailma tulult ja millises mitte. Võib täiesti olla esimene tingimus, kusjuures on, et maksukohustus oleks mõlemas riigis. Et üldse hakataks topeltresidentsust vältima ehk topeltmaksustamist vältima, peab maksukohustus kõigepealt olema olemas. Et eesmärk ei ole kindlasti topeltmaksust vabastamine. See on esimene tingimus. Nüüd teisena vaadatakse, kus on inimese alaline elukoht. Kui nüüd isik elab näiteks alaliselt Soomes ja viibib Eestis lühiajal 183 päeva või paar päeva rohkem, siis ta on meie tulumaksuseaduse alusel juba resident ja tekibki juba topeltresidentsus. Nüüd, et seda olukorda vältida, tulebki appi meile maksuleping, mis ütleb, et oluline on, kus on inimese alaline elukoht. Et kui alaline elukoht on ainult Soomes ja inimene viibib lihtsalt Eestis pikaajaliselt, siis määravaks saab alaline elukoht. Ja inimene loetakse residendiks riigis, ainult riigis, kus on tema alaline elukoht. Nüüd on võimalik, et inimesel on alaline elukoht mõlemas riigis, nii Soomes kui Eestis. Sellisel juhul sellest kriteeriumist alalise elukoha kohta ei piisa. Peame minema edasi järgmise tingimuse juurde. Ehk oluline on tuvastada, kus on inimese eluliste huvide keskus. Selle mõiste all me siis määrame sotsiaalseid ja majanduslikke sidemeid ehk eelkõige, kus on tema pere, kus on tema abikaasa, alaealised lapsed, see saab määravaks, aga täpselt samamoodi ka püsiv töökoht, mis on oluline majanduslik side riigiga. Püsiv töökoht eeldab selles riigis viibimist ja tihedat sidet. Jällegi täiesti võib olla, et inimesel on need sidemed tugevad kahe riigiga, Eesti ja Soomega. Ka sel juhul ei piisa nüüd olemasolevatest tingimustest, vaid me peame minema edasi. Vaatama, kus inimene tavaliselt viibib. Nagu te näete, siin ei ole kirjas ühtegi päevade arvu. Lihtsalt vaadatakse maksustamisperioodi jooksul näiteks, kus inimene tavaliselt rohkem viibib. Kui ka seda ei ole võimalik tuvastada, et viibib ikka niivõrd võrdselt kahes riigis või veelgi rohkemates riikides, et ei ole võimalik tuvastada, kus on tema tavaline viibimiskoht. Alles seejärel minnakse topeltresidentsuse vältimisel kodakondsuse kriteeriumi juurde. Kui inimesel on aga ka topeltkodakondsus nendes riikides, millest just parajasti meil jutt käib, kus on siis see topeltresidentsus, siis peavad nende riikide pädevad ametiisikud ehk siis maksuhaldurid omavahel kokku leppima selles, kuidas selle konkreetse isiku topeltmaksustamine välditakse. Et siis hästi oluline on just seesama järjekord, kui inimesel on topeltresidentsus, teda loetakse residendiks kahes riigis, ta peab maksma kogu maailma tulult tulumaksu kahes riigis, et siis selline olukord välditakse, arvestades siis konkreetseid asjaolusid
Vot neid samu tingimusi arvestades on koostatud ka see vorm R, mille alusel määrab maksuhaldur residentsust. Et püütaksegi siis tuvastada, kus on inimese alaline elukoht, kas see on ühes või mitmes riigis, kus on tihedamad majanduslikud ja sotsiaalsed sidemed, millises riigis, kus on inimese tavaline viibimiskoht ja millise riigi kodanikuga on tegemist. Pädevate ametiisikute kokkuleppeni on jõutud ikka väga harva, et enamasti saavutatakse nagu see topeltresidentsuse vältimine ikkagi varasemas etapis. Vahepeal osalejal on tekkinud küsimus, et võib-olla me küll tõttame ette, aga et siis loeksin selle küsimuse ette. Kuidas raamatupidaja saab kontrollida isiku residentsust? Raamatupidaja saab kõige paremini, kõige kindlamalt kontrollida nii, kui ta küsib saaja käest residentsuse tõendi, mille on kinnitanud maksuhaldur. Kas siis Eesti maksuhaldur kinnitab, et on Eesti resident või mitte resident, või siis välisriigi maksuhaldur kinnitab, et on selle riigi resident. See on kõige kindlam variant. Meil on olemas veebis ka selline link, mitte residentsuse kontrollimine mta.ee lehel, mis tegelikult on küll mõeldud selleks, et kontrollida, kas isikul on mitte residendi registrikood olemas, kuid samas annab see link ka infot selle kohta, mis andmed on meil Maksu- ja Tolliametil isiku residentsuse kohta. Et kas meie baasis on ta märgitud residendiks või mitte residendiks. Et sellist asja saab küll kontrollida. Aga kuna ka meie baasi väga paljud kanded tulevad automaatselt, et nagu te nägite, residentsus sõltub paljudest asjaoludest, mis ei pruugi olla meile igal hetkel teada, et siis ikkagi, kui teil on arvamus või kahtlus, et meie andmed ei vasta tõele, siis on ikkagi kindlam küsida üle see tõend just konkreetse inimese kohta, et me saaksime need asjaolud ikkagi üle kontrollida. Et tegelikult, kui sisestada DST lisale 1 või 2 andmeid, siis ka saab raamatupidaja teate sealt, kas Maksu- ja Tolliameti andmetel on tegemist residendi või mitte residendiga, aga täpselt samamoodi, kui teil on kahtlusi, kõhklusi, et meie andmeid on valed, siis seda saab alati üle kinnitada, kui küsite saaja kohta tõendi, maksuhalduri kinnitatud tõendi. Aitäh! Me võtame siia kohe ühe küsimuse veel. Kui isik viibib pikalt välisriigis, millega puudub maksuleping, kas see on risk ainult töötajale või kuidagi ka tööandjale? Risk võib olla ainult see, et ta on, võib-olla ma ei oska kõiki riske praegu ette näha hetkel. Aga mis risk, kui puudub maksuleping, see tähendab, et me ei saa vältida topeltresidentsust näiteks. Et kui see inimene elab Eestis, siis teda loetakse Eesti residendiks, sellel inimesel endal tekib võib-olla kohustus maksta kogu maailma tulumaksu 2 riigis näiteks. See on selle inimese enda risk. Väljamaksja risk võib olla lihtsalt see, et kui inimene viibib väga kaua välisriigis, et tema residentsus on muutunud, et võib-olla siis on see maksuarvutus selle tõttu vale. Ja kui maksulepingut ei ole, võib-olla, et ei ole ka Eesti riigil infovahetust selle teise riigiga. Ma ei oska praegu muid riske nagu. Väljamaksja risk on praegu mulle tuleb meelde see, et ta residentsus on valesti määratud näiteks. Aitäh! Et mitte resident on siis isik, kellel on piiratud maksukohustus Eestis. Et Eesti maksustatakse ainult Eesti tulu Eestis, kui on tegemist mitte residendiga. Ja tema kogu maailma tulu meid ei huvita Eestis. Et oluline ongi siis lihtsalt tuvastada, mis Eesti tulu on, mida Eestis maksustatakse ja sellest me ka edasi räägime. Aga kui nüüd on tegemist topeltresidendiga, et ta on resident nii Eestis kui ka teises riigis, aga meil on olemas topeltmaksustamise vältimise leping teise riigiga, siis tegelikult topeltresidentsus välditakse. Niiviisi, et selle teise riigi residenti loetakse nüüd Eestis mitte residendiks. Et ehk Eesti tulumaksuseaduse järgi ta viibib näiteks Eestis üle 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul, ja me loeksime teda Eesti residendiks, kuid kuna meil on maksuleping, nagu näiteks Soomega, ja inimese alaline elukoht on Soomes,
siis maksulepingu tulemusena loetakse isikut, kes siin viibib kaua, üle 183 päeva, ikkagi endiselt mitte residendiks. See on nüüd see maksulepingu mõju. Kui oleks olnud tegemist Venemaaga, kellega meil veel hetkel kehtivat maksulepingut ei ole, siis sellest, et inimene viibib siin üle 183 päeva, 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul juba piisab, me loeme teda Eesti residendiks ja topeltresidentsust ei väldi ja seega ei muutu ta ka mitte residendiks alalise elukoha tõttu Venemaal. Et me siis võime maksustada tema kogu maailmatulu Eestis. Siin võib olla riske nii väljamaksjale kui saajale. Siiamaani ma rääkisin siis füüsilisest isikust, residendist. Ja nagu te nägite, sõltub see residentsuse määramine asjaoludest, mis ei pruugi tulla välja automaatselt olemasolevatest andmebaasidest. Inimesel on endal kohustus teavitada Maksu- ja Tolliametit lahkumisest, aga elus paraku juhtub nii, et see võib olla jäänud 2 silma vahele, võib olla jäänud tegemata. Inimene ise ei mäleta, kas ta tegi seda või ei teinud ja see on ka põhjus, miks võib juhtuda nii, et meie Maksu- ja Tolliameti andmebaasis on nii, et ühel hetkel saab vaadata, et meie andmebaasis isik on märgitud residendiks, kuid mingi aja möödudes äkki ootamatult märkame, et sama isik samal perioodil on juba märgitud mitte residendiks. Ja see ongi põhjustatud sellest, et kui tuleb meie juurde inimene määrama oma residentsust, siis vaadatakse asjaolud üle ja muudetakse see residentsust ka tagant järgi, ikkagi tegelikust asjaolust lähtudes. Näiteks kui inimene ikkagi lahkus Eestist tegelikult ka eelmise aasta detsembris ja see on tõendatav, siis ka tehakse tagant järgi kanne isiku kohta, et ta ei ole enam resident, vaid ta on mitte resident juba detsembris eelmisel aastal. Mitte siis sellest teadasaamise päevast, sest maksustamine peab olema õigetel alustel. Et selle eest, et ta ei tulnud õigel ajal teavitama, saab ka muidugi karistada, aga maksustamine peab olema ikkagi õigetel asjaoludel ja see on üks põhjus, miks meil võib juhtuda, et meie andmebaasises residentsus tagant järgi muutub. Lihtsalt esialgu ei olnud kõik asjaolud teada. Nii palju siis oli veel füüsilistest isikutest, juriidiliste isikute residentsus nii tihti ei muutu. Meie praktikas on seda tulnud ette ikka haruharva, et selline teema üldse päevakorda tuleks. Eesti residendiks loetakse äriühingut või ka juriidilist isikut, mis on Eestis asutatud. Aga siin on oluline tähele panna seda, et kui Eesti äriregistris on registreeritud välisriigi isiku filiaal, siis teda me maksustamise mõttes Eesti residendiks ei loe. Ta on endiselt mitte resident Eestis. Aga väljamaksjad päästab see selle poolest, et kui juba mitte resident välisriigi isik on Eestis registreerinud filiaali äriregistris, siis väljamaksjal enam ei ole kohustust tulumaksu kinni pidada ega muretseda väljamaksjate tulumaksukohustuse pärast. Ja topeltresidentsus tõesti on väga harva ja millest see tuleneb jällegi erinevatest reeglitest juriidiliste isikute residentsuse kohta erinevates riikides. Et mitte igas riigis ei ole määrav see, et registreerimine või asutamine riigis otsustaks ära juriidilise isiku residentsuse. Väga paljudes riikides on oluline hoopiski juhtivate isikute asukoht, juhtimiskeskus ja võib-olla ka mingid muud asjaolud. Et sellest siis võibki olla, et Eestis on küll registreeritud äriühing, kuid ka mõni teine riik võib lugeda teda Eesti oma riigi residendiks siis. Võib-olla paar sõna e-residentidest siia lõppu veel, enne kui me räägime mitteresidendi maksustamise põhimõtetest. Et on tekitanud päris palju segadust see e-residendi mõiste, eriti välismaalastes. Et on tekkinud nagu eeldus, kuna mõiste on lihtsalt väga sarnane sellele maksustamise teemal kasutatud sõnale resident,
siis väga paljud välismaalased eeldavad, et kui nad registreerivad ennast e-residendiks, et siis sellega kaasneb ka võimalus maksta oma tulult tulumaksu Eestisse. E-residendid on aga reeglina hoopiski ikkagi välisriigi isikud ja peaksidki olema välisriigi isikud, kellel tekib lihtsalt võimalus kasutada digitaalse allkirja võimalust ja võimalust suhelda interneti teel Eesti ametiasutustega. Et see on eelkõige siiski võimalus ennast tuvastada selle Eesti ID-kaardi kaudu ja võimalus anda Eesti digitaalset allkirja. Aga maksustamist see selles mõttes üleüldse ei mõjuta, et e-residenti automaatselt loetakse mitteresidendiks ja nii toimib ka meie Maksu- ja Tolliameti andmebaas, et kui on tegemist e-residendiga, siis ta on kindlasti veel märgitud mitteresidendiks. Ja juriidiliste isikute kohta võib öelda, et kui nüüd e-residendil on ju teatavasti võimalus väga lihtsalt paarikümne minuti jooksul asutada Eestis äriühing, siis nüüd see e-residendi poolt asutatud Eesti juriidiline isik on tõepoolest Eesti resident. Aga kui nüüd see e-resident tegutseb ka oma äriühingu kaudu täielikult välisriigis, siis tegelikult see Eesti residendist juriidiline isik peab maksma siiski tulumaksu ka välisriigis, oma välisriigi tuluallikate tulult. Eestis aga on sätted, mis välisriigi tulu võivad Eestis hoopiski maksust vabastada ja tulemus on see, et ka selle e-residendi Eestis asutatud Eesti äriühing ei maksa Eestis tulumaksu, vaid hoopiski välisriigis. Et see oli ka küsimus, mida ma tahtsin siin residentsuse juures veel rääkida, et e-resident ei ole Eesti resident ja ka kuigi tema asutatud Eesti äriühing on Eesti resident, siis ei pruugi ka see Eesti äriühing maksta tulumaksu Eestis. Sest topeltmaksustamise vältimise tõttu me vabastame ka selle Eesti äriühingu tulu Eestis maksustamisest. Nii palju siis sellest residentsusest praegu. Kui küsimusi ei ole, siis räägime mitteresidendi maksustamise põhimõtetest edasi. Et nagu me enne ütlesime, on residendi ja mitteresidendi mõiste sellepärast oluline, et residendile on kogu maailma tulu maksustatav, mitteresidendile ainult Eesti tulu. Ja edaspidi me siis selgitamegi, mis see Eesti tulu, mida Eestis maksustatakse, siis täpsemalt on. See on siis kas aktiivne tulu, näiteks töötamisest või teenusest. Ja aktiivse tulu puhul on oluline kriteerium, määramaks, kas maksukohustus Eestis tekib või mitte see, kas tegelikult see tegevus toimus Eestis. Ehk siis füüsiliselt peab see teenuse osutaja asuma Eestis. See on hästi oluline kriteerium. Et kui on tegemist passiivse tuluga nagu litsentsitasu või renditulu, siis hoopiski on oluline väljamaksja. Kui väljamaksja on Eestist, siis ongi tegemist Eestis maksustatava tuluga. See on selline üldine põhimõte, mis siin slaidi peal on kirjas, et edaspidi räägime kohe täpsemalt. Nüüd tekib küsimus, et kui isiku residendi tulu maksustatakse koduriigis nii oma riigi tulu kui ka välisriigi tulu, et siis tekib ju topeltmaksustamine, kui ka see riik, kus tulu tekib maksustab. Et see topeltmaksustamise vältimine jääb residendi riigile, koduriigile. Koduriik peab arvesse võtma teises riigis makstud tulumaksu, vähendama enda tulumaksu selle võrra või siis hoopiski vabastama välisriigis juba maksustatud tulu. See, et nüüd mitteresidendi puhul me maksustame tema Eesti tulu, see ei tähenda nüüd automaatselt topeltmaksustamist, sest koduriik peab Eestis makstud tulumaksu arvesse võtma. Seda eriti juhul, kui riigiga on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping, aga isegi juhul, kui seda maksulepingut ei ole topeltmaksustamine iseenesest veel kindel, sest et riigid võivad ka ise täiesti ühepoolselt võtta vastu seadusi, mis teises riigis maksustamise arvesse võtavad ja topeltmaksustamist väldivad. Kui rääkida nüüd mitteresidendi Eesti tulu maksustamisest, siis lihtsalt tähelepanuks, et meil on olemas ka veebis selline lühike juhend,
Ta on selles mõttes küll üsna pikk, aga tululiike on seal palju. Et kui teil on vaja täpsemaid andmeid, siis kindlasti kui jääb midagi arusaamatuks, soovitan alati juurde küsida, aga miks ma ka sellele juhendile praegu juhin tähelepanu on see, et sellest juhendis seal on ilusasti tululiikide juures viited tulumaksuseaduse sätetele, paragrahvidele ja ka maksulepingute artiklitele, mis ühe või teise konkreetse tululiigi puhul kohalduvad, sest et tänase esitluse juures ma olen neid vältinud selliseid viiteid konkreetsetele sätetele. Aga kui on ikkagi vaja üle vaadata ja kontrollitegust midagi tuleb, et siis selles juhendis on ilusasti viited olemas. Nüüd olen juba korduvalt siin rääkinud maksulepingutest. Nüüd siis täpsemalt, millega tegemist on. Et maksuleping ei ole midagi sellist, nagu inimesed või juriidilised isikud omavahel lepiksid kokku, et kus riigis milliselt tulult maksu makstakse, vaid maksulepingud on selline kõneline väljend siis tegelikult riikidevahelistest tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutest. Need lepingud on kahepoolsed, sõlmitakse riikide vahel. See ei ole otseselt seadus, see on välisleping, mis tegelikult on seadusest kõrgemal. Et riigid lepivad omavahel kokku, millises ulatuses, millist tulu nende riikide presidendid maksustavad. Maksustatakse nende riikide residentide tulu, millises ulatuses. Ja nad piiravad siseseadustes ette nähtud maksustamise kohustusi. Nad vähendavad Eesti tulumaksu määra või vabastavad Eesti tulumaksust, kui me räägime konkreetselt praegu mitteresidentidest. Ja need on kahepoolsed, see ei ole siis Euroopa Liidu määrusega õigus ega direktiiv, vaid need on tunduvalt vanemad välislepingud, kui on Euroopa Liit. Nad põhinevad küll sarnasele mudelile, et see ei ole mingi Eesti oma asi, vaid see on väga rahvusvaheline tava, mis on aastaid kestnud väga paljude riikide vahel. Üks ja sama mudel on kõigil, mille alusel neid lepinguid sõlmitakse. Kuid kuna riikidel on siiski erinevad huvid ja erinevad oma maksustamise reeglid, siis sellegi poolest on nendes lepingutes erisusi, et päris nii ei saa, et lähtuda ühest lepingust, iga konkreetse riigi puhul peab üle vaatama, ega seal ei ole mingeid erinevusi tavapärasest. Praegu Eestil on neid juba ligi 60 riigiga sõlmitud, enamasti kõigi meie naaberriikidega ja tähtsamate majanduspartneritega on need sõlmitud. Siiski on veel puudu meil maksuleping Venemaaga, mis siiski ei tähenda, et alati peaks seal olema topeltmaksustamine, sest Eesti oma tulumaksuseadus näiteks väldib päris ilusasti välisriigi tulu topeltmaksustamise ära, aga võib juhtuda, et teise riigi puhul see nii ei ole. Mis ma veel muidugi rõhutan, et nagu mul ongi siin punasega, et see jutt, mis ma täna räägin, käib ainult tulumaksu kohta, et kui juba läheb jutt sotsiaalmaksule või teistele sotsiaalkindlustuse maksetele, siis nende kohta see maksuleping ei kehti, samuti ei puuduta see üldse käibemaksu, see on ainult puhtalt tulumaksu topeltmaksustamise vältimise leping. Ja tekstid on saadavad Maksu- ja Tolliameti kodulehel ja Rahandusministeeriumi lehel. Meie oleme Maksu- ja Tolliameti veebilehel hoidnud ainult kehtivad jõustunud lepingud, aga Rahandusministeeriumi lehel on juba selline laiem. Sealt näeb ka tulevasi lepinguid ja võib-olla ka ajalugu täpsemalt. Ja ka ülesehitus on erinev, et kuidas kellelegi meeldib, kus leheküljelt neid tekste vaadata. Meie veebilehel näeb see siis välja. Selliselt siit leiab ka selle aadressi, et ärikliendi alt tulukulu, käive, kasu ja välislepingud. Seal on siis selline pikk pealkiri nagu tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingud, et iseenesest
On päris paljud lepingud ka kapitalimaksu kohta, aga kuna Eestis on see ainult maamaksu kohta, kapitalimaksuga võrreldav maks, et Eestis praktikas seda kapitalimaksu teemat eriti ei tule, et siis räägime nagu tulumaksust. Et siin te näete, millal siis see leping jõustus, on olemas meil tähestikuline järjekord, on olemas jõustumise järjekorras seal all nimekiri. Ja kui sellele riigi nimele vajutada, see on link, et sealt avanebki siis eestikeelne tekst, aga tegelikult on Riigi Teatajas tihtipeale avaldatud ka ingliskeelne tekst kohe seal all. Mõnede vanade lepingute puhul ei ole ingliskeelset teksti, et siis meil on olemas Maksu- ja Tolliameti ingliskeelsel veebilehel kindlasti ka ingliskeelne versioon, et kõigist nendest maksulepingutest on olemas ingliskeelne versioon, millega saab tutvuda ka see mitteresident, kelle maksustamisest parasjagu jutt käib. Ja kindlasti on neil koduriigis olemas ka endakeelne versioon. Et lepingud sõlmitakse tihti inglise keeles ja siis oma riigis on omakeelne versioon olemas. Kui kellelgi on inglise keelega ka näiteks probleeme. Ja mõned lepingud on isegi veelgi rohkemates keeltes sõlmitud. Nii palju siis praegu nendest maksulepingutest. Kuidas need täpselt mõjutavad? Sellest räägime ka siis, kui räägime tulumaksu kinnipidamisest. Et see, et nad mõjutasid topeltresidentsuse vältimist, sellest me juba rääkisime. Nii, et siis väljamaksja vastutab Eestis mitteresidendile tehtud väljamakselt tulumaksu kinnipidamise eest. Tegelikult on see ju täpselt nii juhul, kui tehakse väljamakse residendist füüsilisele isikule, maksame palka, tuleb ju tulumaks kinni pidada. Täpselt sama on ka mitteresidendi puhul, tulumaks on vaja kinni pidada, mis on vahel üllatav, et ka juriidilise isiku tulult on vaja tulumaks kinni pidada, sest Eesti siseselt ju iga Eesti äriühing maksab ise oma tulumaksu, ise täidab oma tuludeklaratsiooni vormid TST lisa 6, 7, 4, 5. Aga kui on tegemist mitteresidendiga, siis on Eesti väljamaksja see, kes peab mitteresidendi tulu Eestis maksustama. Kuigi see on olemuselt sarnane residendist füüsilise isiku tulumaksu kinnipidamisega, on sisulisi erinevusi. Näiteks seesama, millest me rääkisime, et mitteresidendi tulu on maksustatud vaid lõplikus ulatuses. Kui residendi puhul on enam-vähem selline põhimõte, et kui tulumaksuseaduses ei ole otsest maksuvabastust, siis igasugune väljamakse on tulumaksuga maksustatud. Siis mitteresidendi puhul on teistmoodi. Mitteresidendi tulu on Eestis maksustatud ainult juhul, kui selgesõnaliselt selline maksustamise alus on Eesti tulumaksuseaduses olemas. Ja eraldi on täiesti olemas peatükk siis Eesti tulumaksuseaduses mitteresidendi tulu maksustamise kohta, kus siis need maksustamise alused leiab. Aga lisaks sellele on samasuguse tululiigi puhul ka maksuarvutus erinev olenevalt sellest, kas tegemist on residendiga või mitteresidendiga ja temalt tulumaksu kinnipidamisega. Näiteks kui makstakse töötasu mitteresidendile, ei saa tulumaksu kinnipidamisel maha arvata maksuvaba tulu mitteresidendile tehtud väljamakselt. See on päris oluline, kuna mõjutab maksusummat ja kui maksusumma on valesti arvutatud, siis sellest võib juhtuda pahandusi intressi näol näiteks. Ja see teema muutub nüüd eriti oluliseks seoses meie järgmisest aastast jõustuvate maksumuudatustega, kuna meil maksuvaba tulu suurus nüüd kasvab ju oluliselt, et siis see rahaline mõju selle maksuvaba tulu arvutamisel muutub ka palju olulisemaks. Et peab ikka väga selge olema, kas tegemist on residendi või mitteresidendiga, kui maksuvaba tulu on juba 500 eurot kuus. See on muidugi oluline väiksemate tulusummade puhul, et kui seal on juba see piirmäär 25 200 eurot aastas ületatud, siis enam ei ole ka residendil maksuvaba tulu teemaks ja siis ei ole ka seda muret, kas saaja on resident või mitteresident. Nüüd veel võib olla mitteresidendil residendist erinev tulumaksumäär. See oleneb ka väljamakse liigist, aga lisaks võib anda soodustust või vabastust ka maksuleping.
Üldine kinnipeetava tulumaksumäär on meil sama 20%, aga teatud tululiikidel nagu litsentsitasu, esinemistasu või juriidilise isiku teenustasu on siis 10%. Litsentsitasu ja esinemistasu puhul ei ole vahet, kas makstakse seda füüsilisele või juriidilisele isikule, ikka on 10%, aga teenustasu puhul on küll erinevus, et kui makstakse füüsilisele isikule, siis on 20% ja kui juriidilisele, siis on 10%. See on siis nüüd praegu Eesti tulumaksuseaduse maksumäär siin sellel slaidil. Mitteresidentidele tehtud väljamaksete jaoks on DST vormil DST eraldi lisa 2. Et kui varem enne aastat 2014 olid veel eraldi lisad olenevalt sellest, kas mitteresident on juriidiline või füüsiline isik, siis nüüd alates 2015. aasta vormist nii füüsilised kui juriidilised isikud mitteresidendid deklareeritakse lisal 2. Aga et väljamaksjal siis tõepoolest puudub kohustus tulumaksu kinni pidada, kui mitteresidendil on Eestis filiaal registreeritud äriregistris või kui mitteresidendil on Eestis Maksu- ja Tolliametis registreeritud püsiv tegevuskoht. Ja kui see tulu on saaja ettevõtlustulu. Ka juhul, kui on füüsiline isik, kes on registreeritud Eestis äriregistris, kuigi mitteresident, ka mitteresident võib olla registreeritud Eesti äriregistris, või kui ta on registreeritud Euroopa majanduspiirkonna muus lepinguriigis füüsilisest isikust ettevõtjana. Selle kohta peaks teil olema siis tõend, paber. Väga lihtne on kontrollida seda, kas Eestis on filiaal registreeritud. Püsiva tegevuskoha puhul on küll nüüd see, et avalikku sellist veebilehte ei ole. Aga mida võib küsida, et selle saaja enda käest tõendit, mille väljastame meie, Maksu- ja Tolliamet, väljastame mitteresidendile tõendi selle kohta, et tema püsiv tegevuskoht on registreeritud. Ja tegelikult, kui te küsite meie käest, siis see info on ka avalik, et me väljastame seda infot ka väljamaksjale, et saaja on registreeritud püsiva tegevuskohana või ei ole. Sellist infot saab küsida Maksu- ja Tolliametist. Aga sellist nagu avalikku veebikeskkonda ei ole olemas, kust seda kontrollida saaks. Aga tõend aitab välja siis. Nii, nüüd kui on tegemist füüsilise isikuga, siis et ta on äriregistris registreeritud, seda on jällegi võimalik lihtsamini kontrollida. Aga nüüd teises Euroopa majanduspiirkonna riigis registreerimise kohta jällegi peaks olema tõend. Ja parimaks tõendiks on siin see ühtne vorm, mis on Euroopa Liidus välja töötatud sotsiaalse kindlustatuse kohta, vorm A1. Sellel vormil, kui on kirjas, et saaja on teises riigis füüsilisest isikust ettevõtja, siis see vorm vabastab väljamaksja nii tulumaksu kui ka sotsiaalmaksu maksmise kohustusest. See on nagu väga hea tõend. Et siis nagu kogu vastutus jääb saajale ja väljamaksjal enam ei ole kohustust tulumaksu kinni pidada. Aga saaja siis ise on see, kes peab deklareerima oma tulud vastavalt sellele, kui maksukohustus tekib. Meil on vahepeal osalejal tekkinud küsimus eelmise slaidi kohta, et mida mõeldakse selle juriidilise isiku teenustasu all, kas oskate rääkida? Mõeldaksegi, mis ma muidugi mõtlesin sellest rääkida ka ühel järgmisel slaidil, mis see täpsemalt endast kujutab. Et see tähendab seda, et keegi välismaa äriühing näiteks tuleb siia Eestisse teenust osutama ja siis Eesti äriühing peab maksma selle teenuse eest, siis tegelikult selliselt teenuselt väljamakse tegemisel tuleb kinni pidada tulumaks 10%. Täpsemalt ma räägin sellest veel edaspidi, et võib-olla kui praegu ei veel segaseks, siis pärast võib juurde küsida. Aitäh! Kuidas nüüd seda maksulepingut siis kohaldada väljamakse tegemisel? Et Eesti on selles mõttes küllaltki liberaalne riik, et juba väljamakse tegemise hetkel saab topeltmaksustamise vältida, maksulepingut arvesse võtta. Et on olemas riike, kes mitte mingil juhul kohe seda soodustust ei kohalda, kindlasti on vaja ennem maks ära maksta ja maksulepingut kohaldatakse alles kunagi hiljem, selle enne juba ette enam makstud tulumaksu tagastamise teel.
et nad vaadatakse ikkagi ennem aasta, näiteks oodatakse ära mõnes riigis või veelgi enam oleme siin mõne kaugema riigi puhul igasugu tingimusi näinud, mida kõik seatakse enne, kui see maks tagastatakse. Ka Eestis on võimalik kohe väljamakse tegemise hetkel tegelikult soodusmäära kohaldada, kui maksulepingus see olemas on. Aga selleks me tõepoolest ootame veel siiamaani residentsuse tõendit paberil, et ei ole olemas veel sellist digitaalset vormi, aga saaja peab siis tooma kinnituse enda riigi maksuhaldurilt. Kuidas seda täpselt nimetatakse, see oleneb ka riigist, mõnes riigis teeb seda Rahandusministeerium või Maksuamet või mis iganes selle nimi on, aga mõte on see, et see on siis maksuhaldur, kes siis peab kinnitama maksukohustust teises riigis ja selle tõendi alusel me kohaldamegi kohe väljamakse tegemise hetkel maksulepingu soodusmäära või vabastust. See tegelikult tundub võib-olla tüütu kohustusena, kuid samas annab ka selle väljamaksjale ju kindluse, et ta ei ole mingisugusest omast suvast jätnud tulumaksu kinni pidamata, et see on kontrollitud, et tegemist on teise riigi maksumaksjaga, et ei ole tegemist maksudest kõrvalehoidumisega. Teine riik saab automaatselt tõendi väljastamisega ju teada, et ahaa, sellel isikul on välisriigist mingit tulu saada ja talle jääb võimalus maksustada seda tulu, kui ta soovib. Samas veeretab see ka vastutust saajale, mitte residendile endale, kui ta juba ise selle tõendi toob, sellega ta ka kinnitab, et tema jaoks on maksulepingu täitmiseks vajalikud tingimused täidetud. Et see võib esialgu tunduda tüütu kohustusena, et tõepoolest on vaja seda residentsuse tõendit nüüd koguda, aga tegelikult on see ka väga hea nagu kindlus ka väljamaksele, et ta on kõik õigesti teinud, kui ta seda vabastust ja soodusmäära kohaldab. Lisaks sellele ei ole ju alati kindel, et kui inimese aadress on välisriigis, et ta oleks seal maksumaksja või isegi juhul, kui juriidiline isik on kuskil aadressiga välisriigis, me ei saa olla alati kindlad, et tegemist on teise riigi maksumaksjaga. Ta võib olla maksustamise mõttes läbipaistev selles teises riigis olenevalt teise riigi reeglitest või maksustatakse hoopiski või on see aadress lihtsalt suvaline seal riigis ja tegelikult maksukohustust kunagi ei ole. Et kõike seda vältida, selleks ongi välja mõeldud see residentsuse tõend. Ja see peab olema kindlasti välisriigi maksuhalduri kinnitatud, et meil päris palju saadetakse näidiseks mitmeid tõendeid ja palutaksegi üle vaadata, kas tõend on õige, et ongi nii, et lihtsalt äriregistris registreerimise kohta antud tõend ei pruugi aidata, samuti ka kohaliku omavalitsuse tõend elamise kohta seal kuskil teise riigi aadressil ei ole piisav, sest meid just huvitab tegelikult see maksukohustuse olemasolu ja seda annab meile kindlust ainult see välisriigi maksuhalduri tõend. Ja siis see originaaldokument tuleb esitada meile. Meil on küll võimalus, et kui teil on läinud kiireks selle tulu deklareerimisega, et siis saate meil ette saata elektrooniliselt ja saadate lihtsalt järgi selle paberil versiooni või kas või selleks saadate ette, et me saaksime üle vaadata, kas on tegemist õige dokumendiga ja meie kanname sellelt dokumendilt andmed andmebaasi ja kui nüüd residentsuse tõendi kohta on andmed meile sisestatud, siis meie programm automaatselt arvutabki õige määra, maksulepingus ette nähtud soodusmäära. TST lisa 2 programm. Millal siis on vaja seda residentsuse tõendit esitada? Näiteks ei ole vaja seda juhul, kui maksulepingut ei ole sõlmitud. Et residentsuse tõenda on siiski vajalik juhul, kui me kohaldame soodusmäära. Et lihtsalt, kui me oleme kindlad, et on tegemist mitte residendiga ja kohaldame Eesti tulumaksuseadust tulumaksu kinnipidamisel, siis residentsuse tõendit vaja ei ole. Residentsuse tõendit on vaja ikkagi juhul, kui on maksuleping ja just konkreetsele sellele väljamaksjale, väljamakse liigile ka on siis maksulepingus ette nähtud maksusoodustus või vabastus. Nüüd selleks, et meie arvutiprogramm saaks aru, et on vaja soodusmäära kohaldada, lähebki programm kontrollima, kas isiku kohta on kehtiv tõend olemas. Ja kui on olemas, siis arvutabki kohe automaatselt ka selle õige soodusmäära. Et siin siis juba enam ei saa valida, et ma olen küll tõendi esitanud, aga nüüd ei taha seda soodusmäära kohaldada, et sellist varianti meil praegu ei ole olemas.
Ühesõnaga, kui maksuleping soodustust ei anna, pole tõendit vaja. Nüüd füüsiliste isikute puhul on see tõend kehtiv meil 1 aasta, et kui te olete meile selle toonud või kui väljamaksja keegi on meile toonud, siis see sisestatakse ja kehtivuseks automaatselt tekib 1 aasta. Loomulikult, kui asjaolud muutuvad, siis on vaja sellest eraldi teatada ja siis me andmeid muudame. Aga tegelikult piisab sellest, et kui üks väljamaksja on residentsustõendi esitanud, siis ka kõik teised väljamaksjad, kes samale isikule teevad väljamakseid, saavad samamoodi soodusmäära kohaldada. Et siin ei ole oluline see, et just väljamaksja peaks olema sama, et see tõend esitatakse ikkagi saaja kohta, et tema on maksukohustuslane seal teises riigis. Ja kas tõend on olemas või mitte, seda saate te kontrollida samamoodi meie emta.ee veebilehel. Mitteresidentsuse kontroll on seal päringute all. Et kui te sisestate Eestis väljastatud koodi, siis saate te kohe järgmisest aknast vaadata, kas on kehtiv residentsuse tõend olemas või ei ole. Nüüd, kuna füüsiliste isikute elukoha muutus on kuidagi selline lihtsam, ja meil ka oma praktikast on teada, et sellega on rohkem probleeme, siis see kehtivus on tõesti 1 aasta. Aga kuna juriidiliste isikute residentsus nii tihti ei muutu, et siis kui on juba korra see residentsus teises riigis kinnitatud, siis see tõend automaatselt kehtib meil 3 aastat ja siis 3 aastat on muretu. Et siis peab lihtsalt jälgima, et ei magaks maha, et kui see 3 aastat on möödus, et siis saaks järgmise tõendi jälle meile sisestada, et ei tekiks mingit auku vahele, et kogu aeg saaks ilusti kohaldada soodusmäära. Loomulikult võib olla, et mõni riik on väljastanud sellise tõendi, kus on väga konkreetselt kehtivusaeg ette nähtud, et siis me muidugi lähtume sellest, aga kui mingeid selliseid piiranguid seal tõendi peal ei ole, et siis nagu vaikimisi kehtivad sellised perioodid. Aga siin juures, kus juures on oluline teil ka vaadata, et saaks residentsus kehtima just selle väljamakse tegemise kool, et vahel võib ju juhtuda, et tuuakse see tõend näiteks järgmisel kool, et siis kindlasti kas või sinna meili, millega te saadate meile selle esialgse info residentsuse tõendi kohta, panete juurde, et see kindlasti oleks algus seal kuus, kus teil väljamakse oli. Sellega meil on olnud ka probleeme, et soodusmäära ei arvutata selle tõttu, et lihtsalt see residentsuse tõendi kehtivuse periood erineb väljamakse tegemise perioodist ja see ei ole isegi mitte sellest, et residentsus oleks erinev, vaid lihtsalt on see sisestamise vahe, kuidas meil on sisestatud. Kindlasti sellele tähelepanu pöörata, et oleks õigel ajal see kehtivus. Nüüd võib tekkida järgmine mure, et maksulepingus on soodusmäär ette nähtud, aga kuidagi see saaja ei too seda residentsustõendit, sest et täiesti võib-olla selle saaja jaoks see summa on niivõrd väike, et ta ei taha nagu pöörduda sinna välisriigi maksuhalduri poole ja see tundub kellelegi väga tüütu, olenevalt summa suurusest või mingist muust põhjusest, et kui nüüd tõesti seda residentsuse tõendit ei ole, ega siis ei juhtugi midagi muud, kui et kohaldub Eesti tulumaksuseaduse määr ja lihtsalt seda soodustust kohaldada ei saa. Iseenesest see veel ei tähenda, et soodustus oleks üldse kadunud, et kui ei saa seda väljamakse tegemise hetkel, et siis on võimalik ju tegelikult vähemalt 3 aastat tuua seda tõendit ja küsida seda enam makstud tulumaksu tagasi, et kui ükskord see õige tõend tuleb, et siis saab ka selle maksulepingu soodustuse kätte. Kusjuures, kui on tegemist jooksva aastaga, siis on täiesti võimalik, et saab ka väljamakse tegija selle ära parandada selle eelmise kuu TST lisa 2, kui tõend tuleb veidi hiljem, aga kui on juba rohkem aega möödunud, siis on võimalik ka mitteresidendil endal pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole taotlusega, et talle tagastatakse enam kinni peetud tulumaks, kui ta on õige residentsustõendi hankinud. Aga kus kohal siis veel võib Maksu- ja Tolliamet küsida residentsuse tõendit, see võib olla juhul, kui inimene väidab, et tal on topeltresidentsus ja tahab vabaneda näiteks Eesti residentsusest ja meil on nagu võib-olla kahtlusi, et ega hoopiski ei ole tegemist topeltmaksuvabastusega, et inimene lihtsalt põgeneb, et olla kindlad, et kõik on õige, et on ikka topeltresidentsusega tegemist, et siis me tõepoolest võime vahel küsida residentsustõendit ka sellistel juhtudel. Aga iseenesest me suudame seda
kas isik on resident või mitteresident, tuvastada ka ilma tõendita, aga lihtsalt kahtluse korral võime me küsida juurde teise riigi kinnitust, et kas nemad loevad isikut maksumaksjaks seal teises riigis. Nii, see teema praegu ka siis lõppes. Ja tegelikult meil on tekkinud ka mõned küsimused, et Soome füüsilisest isikust residendil, kes ei ole Eesti mitteresidendide registris, on Eesti ettevõte, millele ta maksab endale palka. Kas peab Eestis tulumaksu kinni pidama või kas peab raamatupidajale esitama siis Soome residentsustõendi? Sellest, kuidas töötasud, kas ja millal peab tulumaksu kinni pidama, mul on ka edaspidi mõned slaidid. Et iseenesest töötasu puhul on oluline see, kus töö toimus esiteks, mida siin küsimusest ma ei loe välja, et on küll Eesti äriühing, jah, aga kas töö, kuna on Soome isik, et kas ta töötab viibides Eestis, see on üks küsimus. Et kui on kindel, et ta elab Soomes ja töötab Soomes, siis tegelikult väljamakselt üldse tulumaksu kinni pidama ei pea, kuigi on Eesti äriühing. Aga kui on Eesti resident ja Soome, siis on küsimus, kas selle kohta peab olema tõend. Kui on kahtlusi, siis võib küsida tõendi küll, jah. Et kuigi tema päritolu on Soome, aga ta on näiteks ikkagi täiesti siia Eestisse elama kolinud, siin on Eesti äriühing ja siin toimub ka tema ettevõtlus, et siis võib täiesti olla, et tema residentsus on ju muutunud. Ja kui on selline kahtlus, et see Soome residentsus ei vasta tõele, et siis võib siiski paluda täita ära see vorm R, et Maksu- ja Tolliamet vaataks asjaolud üle, kus ta elab, kus on tema pere, kus ta rohkem viibib, et siis ikkagi tuvastada, kas ta on ikka Soome resident või ei ole. Aga Soome residentsuse tõendit on vaja juhul, kui oleks Eestis maksulepingu soodustus. Aga töötamise puhul, kui töö toimub väljaspool Eestit ja on Soome resident, siis tegelikult ei ole ka residentsustõendit vaja, aga sellest ma räägin kohe natukese aja pärast. Jah, et osaleja täpsustab, et Eesti mitteresidentsi registris ei ole. Kui on mitteresidenti registris ei ole ja töötab ka väljaspool Eestit, et siis tegelikult tõendit niimoodi automaatselt vaja ei ole. Aitäh. Lisaks on üks küsimus veel tulnud. Kui Soome kodanikul on Eestis Eesti isikukood, kellel on Eesti ettevõte, kelle tegevus on nii Eestis kui ka Soomes ja Eesti ettevõte rendib samalt isikut Soomes rendipinda, kas siis Eesti ettevõte peab rendi väljamaksete tulumaksu kinni pidama või peab ta maksma tulumaksu Soomes? Päris pikk küsimus, et Soome kodanik on Eesti isikukood. Siit me tegelikult ei tuvasta veel, kas tegemist on Eesti või Soome residendiga. Sest nagu me eespool nägime, on oluline tema elukoht, tema viibimine, tema pere. Siit me ei näe mitte midagi. See, et inimesel on Eesti isikukood, ei tähenda, et ta oleks Eesti resident ega mitteresident. Sellest me ei saa mingit infot. Soome kodanik on kunagi hiljem ilmselt oluline asjaolu, kuid samas jällegi me ei saa tuvastada, kas ta on Eesti elanik, kas ta viibib siin. Tegevus on ka kahes riigis, seda enam me ei tea praegu, kas ta on Eesti või Soome resident. Kui ta oleks Eesti resident, siis olenemata sellest, kas rendipind on Soomes või Eestis, siis Eesti väljamakse tegija peab tulumaksu kinni pidama, kui ta oleks Eesti resident. Kui on mitte resident, siis Soomes asuvalt rendipinnalt ei pea väljamakselt tulumaksu kinni pidama, nii et siin on väga oluline tuvastada, kas see Soome kodanik, kellel on Eesti isikukood, kas ta on resident või mitte resident. Ja seda saab sellisel viisil, et küsida meilt. Selleks peab see Soome kodanik, kellel on Eesti isikukood, esitama meile vormi R. Võib-olla ta on seda juba teinud ka kusjuures. Et siis siin ongi väga oluline tuvastada see residentsus. Ja residentsuse tõendid Soomest küsime me sel juhul, kui meil jääb mingi hirm või kahtlus, et äkki meil esitatakse mingeid valeandmeid. Et reeglina peaksin saama hakkama ilma residentsustõendita Soomest, ka meie ise oma juurdega. Jah, osaleja tänab ja täpsustas, et see isik elab muidu enamus ajast Soomes küll. Et just, et nagu ma siin siin sellel slaidil räägin, et sellel slaidil ei ole seda juttu, aga tõesti, et asjaolu, et on Soome kodanik Eesti isikukood, see ei ole nagu piisav info, et on vaja tuvastada, nagu ma seal eespool slaididel oligi kirjas, et kus on elukoht, kus on viibimine, kus on pere. Need on olulisemad. Aitäh! Nii, ja kui on nüüd tegemist mitteresidendiga, keda on vaja väljamaksjal deklareerida lisal 2,
siis erinevalt Eesti residentidest, kelle puhul on meil andmebaasis olemas koodid. Nimelt kasutab Maksu- ja Tolliamet Eestis ju füüsiliste isikute puhul isikukoodi enda tarbeks ka maksumaksjakoodina ning Eesti residendist juriidiliste isikute puhul me kasutame äriregistri koodi. Siis kui tegemist on välisriigi isikuga ja tal ei ole Eesti isikukoodi, siis selleks, et saaks ju masin ka aru, et kellega tegemist on, ei piisa ju, kui ma sisestan lihtsalt andmebaasi mingi nime. Lihtsalt tehnilistel põhjustel ka on vaja lihtsalt sellel mitteresidendil Eesti registri koodi. Selle väljastame meie Maksu- ja Tolliamet, kui seda veel ei ole. Et meie eelistame küll seda varianti, et ühele mitteresidendile üks kood, mis iganes põhjusel see tal ka ei oleks, et edaspidi kasutatakse sama koodi. Ideaalsel juhul mitteresident ise teab seda koodi, aga me kõik teame, et elu on teine, ta ei pruugi seda mäletadagi. Et on olemas meil veebis emta.ee mitteresidentsuse kontrolli võimalus, et sisestate tema välisriigi koodi. Ja siis näete, kas talle on Eestis registrikoodi väljastatud. Aga samamoodi, kui te teete meile ka taotluse registrikoodi andmiseks, siis me teeme kõik võimalikku, et tuvastada, et ega ei ole juba samal isikul koodi olemas. Et see kood on vaja juba puhtalt tehnilistel põhjustel deklareerimiseks. Kui siiski mitteresidendil on Eesti isikukood olemas, siis see sobib täiesti hästi. Et ei pea mitteresidendile koodi andma vaid sellel põhjusel, et ta on mitteresident, et isikukoodi järgi me residentsust ei määra, meil on selleks eraldi väli olemas, kus me kirjutame tunnused resident, mitteresident, et isikukood kui selline ei tähenda, et ei tohiks nüüd lisa 2 kirjutada seda isikukoodi, programm võtab ilusti Eesti isikukoodi vastu. Et näiteks e-residendid, kes on kindlasti kõik mitteresidendid, neil on kõigil ilusti Eesti isikukood ja sellega saab täiesti väga hästi deklareerida täiesti lisal 2. Ja see ongi eelistatud, Eesti isikukood on igal juhul eelistatud. Et kui me ka oma praktikas väga tihti näeme, et ühel ja samal isikul on olemas nii meie väljastatud kood, kui ka hiljem ilmselt on ta saanud Eesti isikukoodi, siis me võimalusel liidame need isikud üheks kokku ja jääb alles kindlasti see Eesti isikukood ja meie mitteresidendi Eesti registrikood siis kaob. Aga siis juhin ka tähelepanu sellele, et nüüd kui on mitteresidendil tulu, mis nõuab registreerimist töötamise registris, siis kuigi meie TST lisa 2 võtab vastu ka mitteresidendi Eesti registrikoodi, mille oleme väljastanud meie Maksu- ja Tolliamet, siis töötamise registri saab registreerida vaid Eesti isikukoodiga isikuid ja seega juhul, kui on tegemist töötasuga, mis on vajalik registreerida töötamise registris, siis kindlasti peaks ikkagi mitteresident taotlema endale Eesti isikukoodi, mida ei väljasta Maksu- ja Tolliamet, vaid mida saab siis vallast või maavalitsusest või kuskilt välisriigist Eesti saatkonnast, mis on eraldi toiming. Et Eesti Maksu- ja Tolliamet isikukoodi ei väljasta, aga töötamise registri puhul on kindlasti vaja Eesti isikukoodi ka mitteresidendil. Kui on see kuni 5 päeva sünniajaga, et siis muidugi jääb võimalus Eesti Maksu- ja Tolliameti registrikoodiga deklareerida. Nii, aga kui on juriidilised isikud, siis nagu me ennem rääkisime, et kui on olemas Eesti äriregistris filiaal mitteresidendil, et siis tegelikult ei olegi vaja TST lisal 2 deklareerida, ise deklareerib see filiaal oma maksukohustused, kui tal need tekivad. Väljamaksud tulumaksu kinni ei peeta. Aga kui näiteks välismaa isikul on olemas, füüsilisel isikul on olemas Eesti äriregistri kood, siis samamoodi. Ka füüsilisel isikul endal on maksukohustus vaja deklareerida. Aga kui nüüd ei ole, siis on vaja Maksu- ja Tolliametist küsida. Meil võib olla see registrikood olemas näiteks maamaksu tõttu juba või mingil muul põhjusel. Ta on ise võib-olla deklareerinud oma kasuvara võõrandamiselt. Ta iganes. Et meil on eesmärk topelt mitte registreerida ja kui me avastame topeltkanded, me siis need liidame, millest on paraku tulnud ka arusaamatusi, et isik, kes on teil TST lisa 2 peal olnud kogu aeg,
näiteks resident on äkki ootamatult mitteresidendiks muutunud, et siis võib olla põhjus selles, et meil on isikud liidetud ja on sattunud siis see viga, et on alles jäänud see vale tunnus, kas resident või mitteresident. Siis kindlasti võtke meiega ühendust, et me teeme korda. Kuidas siis mitteresidenti registreerida? Väljamaksjal on võimalik oma e-maksuametis saata meile teade. Siin on olemas see e-maksuameti pilt, kus see teade asub teil e-maksuametis teadete all. Seal on kohe olemas selline teema. See tuleb minu meelest täiesti automaatselt kohe ette, mitteresidendi rek number. Ja siin sellel samal lehel on kohe olemas nimekirja andmetest, mida me siis registreerimiseks küsime. Selles mõttes kõige mugavam variant on kindlasti seda koodi taotleda e-maksuametist. Ja see väljastatakse väga kiiresti. Nii palju siis oli koodi andmisest registreerimisel. Aga lisaks on isikul registris tunnus, siis mida ma olen juba rääkinud, kas ta on resident või mitteresident, olenemata sellest, kas ta on Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikood, on tal küljes siis tunnus, mis on siis määrav residentsuse juures. Ja kui on kahtlus, siis meilt saab tõendi selle kohta, et väga paljud kanded on meil automaatsed. Näiteks kui isikud nüüd saabuvad esmakordselt Eestisse ja saavad Eesti isikukoodi, siis esialgu automaatselt tuleb neile juurde märge mitteresident. Kui inimene on sünnijärgselt eestlane, siis on tal automaatselt küljes kanne resident ja kuni me pole saanud teada tema lahkumisest, on see tunnus tal seal küljes. Aga see võib olla vale, sest inimene pole meile käinud teatamas, et ta on lahkunud. Meil ei ole seni ka veel sellist automaatset kannet, et kui tuleb rahvastikuregistrist teade, et on Eestist lahkunud, me ei tee ka selle kande alusel automaatselt isikut mitteresidendiks. Seni veel, et ikkagi on vaja isikul endal tulla ja oma residentsuse muutusest teada anda. Nii et see tunnus, kas isik on resident või mitteresident, see on veel eraldi teema. Ja järgmine tase on siis see, et kui tegemist on mitteresidendiga, et kas tal on siis veel kord küljes ka see tunnus, et ta on mingi teise riigi resident, näiteks Soome resident maksulepingu tõttu, et ta on esitanud meile residentsuse tõendi. Ja me siis sellest lähtume soodustuse andmisele. Natukene deklareerimisest veel, et täpselt sama loogika nagu TST lisa 1 puhul residendist füüsilisele isikule väljamakse tegemisel eelmisel kuul tehtud väljamaksete kohta on vaja see esitada. Aga kui te nüüd sisestate selle isikukoodi saaja oma, mitteresidendi oma, siis võib juhtuda, et te saate seal sellise kollase hüüumärgiga teate, mis on siis hoiatus oma olemuselt, mis võib anda teada, et kas isik ei ole töötamise registris registreeritud, kui tal on selline väljamakseliik, mis oma olemuselt peaks seda nõudma, või saate te hoopiski hoiatuse, et meie andmetel on tegemist residendiga ja me palume teilt kontrollida residentsust. Et see ongi see, et kuna paljud kanded tulevad automaatselt, isikud ei ole teada andnud oma residentsuse muutusest, et see hoiatus ongi tegelikult selline palve, et palun võtke meiega ühendust, teeme asja korda. Et see hoiatus ei takista teil deklaratsiooni ära esitamast, selles mõttes deklaratsiooni saate te tehtud, sinna külge jääb küll see hoiatuse märk, aga näiteks ei saadeta seda IRIS teadet teile, et te peate parandama selle deklaratsiooni. See ongi just meil mõte see, et saaks nüüd edaspidiseks korda see residentsus meile tuleviku jaoks. Et kui on tegemist tulumaksu arvutusega, siis reeglina saab asjad korda ju tuludeklaratsiooniga. Kui seda võimalust ei ole isikul, siis muidugi on võimalik ka parandada eelmiste perioodide TST lisasid 2, et maksuarvutus saaks korda. Mingitel juhtudel ei ole lihtsalt muud varianti. Et see on selline hoiatuse märk, mis laseb deklaratsiooni ära kinnitada, see ei ole viga, aga lihtsalt on palve, et edaspidiseks teeme asjaolud selgeks ja määrame selle residentsuse ära. Ja selleks peab ikkagi see mitteresidendist saaja
siis jällegi pöörduma meie poole, et meie saaksime tuvastada residentsuse. Ja siin võib juhtuda see, et teil on kõik ilusasti läbi läinud need DST lisa 2 eelmistel kuudel, aga siis lähete mingil põhjusel mingit eelmist perioodi parandama ja siis võibki teil juhtuda, et tekib siis see kollane hüüumärk, et varem seda ei olnud. See võibki juhtuda nüüd sellest, et me oleme tagantjärgi residentsuse ära parandanud, kuna nüüd on selgunud asjaolud, mis muutusid tegelikult juba minevikus. Aga et siis ka tegelikult see ei ole viga, et teil sel hetkel ei olnud võimalik muid asjaolusid teada, siis tegelikult teil ei ole kohustust seda minevikuperioodi DST lisa 2 parandada. Aga see võimalus jääb parandada. Nii, ja lisaks sellele, et DST lisa 2 kontrollib residentsust, kas resident, mitte resident, on meil olemas ka kohe kontroll, kas on olemas residentsuse tõend. Selline näeb välja see DST lisa 2 täiesti, nagu te näete, sarnane DST lisaga 1. Siin on olemas riigitunnus, et paljud on ehmatanud, et miks seda riigitunnust ei näe, et nemad on küll ju andnud teada riigi, et siis see riik ilmub ainult juhul, kui residentsuse tõend on sisestatud. Nagu te näete, selle peal ma tegin kollaseks selle LV, mis on siis Läti lühend, et see riik ilmub siin DST lisa 2 nähtavale ainult siis, kui meil on residentsuse tõend olemas. Ja nagu te näete, seal tulumaksumäär on kohe 0 ja tulumaks on 0, kui on tegemist sellise väljamakseliigiga, mille puhul soodusmäär kohaldub. Pilt sellest deklaratsioonist. Mul on see tehtud teist programmis, et ei maksa isiklikult võtta, see on välja mõeldud nimi. Pole olemasolev isik. DST lisal 2 on väljamakseliikidel koodid täpselt samamoodi nagu lisal 1, kuid need on siiski erinevad koodid, need ei ole samad koodid, kuna tulumaksu ja ka sotsiaalmaksu arvutus on erinev, siis oli vaja ikkagi erinevaid väljamakseliike. Kuid täiesti sarnaselt on need väljamakseliigid jaotatud rühmadeks lisaga 1. Siis kas siis füüsilise isiku töö ja teenusega seotud tasud, siis pensionide kindlustushüvitised eraldi seal. Siis on see veel muu, see ei ole sellist tululiiki nagu muu tulu, aga lihtsalt selle slaidi peal on mul kirjas, et see muu tulu, mida ma ei ole siin nimetanud. Ja on ka isegi nii, et kui te sisestate saajaks juriidilise isiku koodi, et siis ilmub täiesti teine loetelu väljamakseliikidest võrreldes sellega, kui te sisestate füüsilise isiku koodi, et meil on ka saajatelgi küljes tunnus, kas ta on füüsiline isik või juriidiline isik. Ja siis, kui on juriidiline isik, siis selliseid väljamakseid, millele sotsiaalmaksu arvutatakse, üldsegi ei kuvata. Aga näiteks nagu litsentsitasud ja muud sellised on ühised nii juriidilistel ja füüsilistel isikutel, et seal võib täiesti olla, et on täiesti samad väljamakseliigid. Nii, ja nüüd on siis lõpuks see, et mida me siis üldse maksustame, mitte residentide puhul. Mida sinna deklaratsioonile kanda? Siin on mul kokkuvõte, mul on plaanis nendest kõigist rääkida paar sõna täpsemalt. See on selline kokkuvõttev slaid järgmise osa kohta, et kindlasti on siis töö- ja teenustasu, millel on omad erijuhtumid, näiteks esinejatasu, aga ka avaliku teenistuse tasu ja mõned muud. Siis on eraldi täiesti teistmoodi võrreldes töö- ja teenustasuga maksustatav juhatuse ja nõukogu liikme tasu, mis on ka olemuselt aktiivne tulu. Nüüd passiivse tuluna on siis mitteresidendil maksustatav renditulu, litsentsitasu. Pensionist mul küll plaan ei olnud täna rääkida ja ma vaatasin ka osalejate nimekirjast, et pensionimakseid, kui selliseid ei tohiks nagu siin kuulajate hulgas olla, aga pensioni, kui näiteks kui maksab pensioni tööandja, siis on ju tavaliselt töötasu reeglid. Ja muu tulu on siis selline tulu, mis on konkreetselt siis loetletud tulumaksuseaduses, et ei ole lihtsalt nii, et muu tulu, vaid et väga konkreetsed tululiigid, millest ma ka räägin ja nendelt siis. Mul ei ole ka siin slaidil selliseid mitteresidendi maksustatava tululiike, milleta ise peab tulumaksu maksma, nagu on kasu vara võõrandamisel näiteks. See vara võõrandamise kasult tulumaksu kinni ei peeta. Millal siis on renditulu mitteresidendile maksustatav tulu?
see ese peab olema selline, mis tuleb kanda Eesti registrisse. See tähendab seda, et kui on jäetud mingil põhjusel kandmata ese, mis tuli kanda, et see ei vabasta maksukohustustest. Et ikkagi, kui on selline Eesti registrisse kantav ese. Ja mis siin praktikas ikka tavaliselt on, ikkagi kinnisasi, mis asub Eestis. Et hästi oluline on see, et kui meil oli siin ka enne küsimus, et kui asub Soomes mingi rendipind, mis kuulub soomlasele, Soome residendile, et siis Eesti väljamakse tegija ei pea Eestis tulumaksu kinni pidama, ei pea tooma ka residentsustõendit, üldse deklareerima ei pea. Aga niipea, kui see kinnisasi asub Eestis, nii on tulumaksu kinnipidamise kohustus, kuigi saaja on mitte resident. Ja renditasult peetakse kinni tulumaks 20% ja siin on sama lugu, et kui on eluruumi üürituluga tegemist, et siis ikkagi väljamaksja siin ju seda 20% enne maha ei arva, et ikka peab kogu tulud 20% kinni ja siis mitteresidendil endal on võimalik tuludeklaratsiooni esitamisega hiljem see 20% tagasi saada, mis oli siis mõeldud selle eluruumi üüritulu maha arvamiseks. Siin maksuleping ei vabasta, kui kinnisasi asub Eestis, siis maksulepingu jaoks residentsuse tõendit hankida ei ole vaja, aga kui siis kinnisasi asub väljaspool Eestit, näiteks Soomes, siis ei ole vaja ka residentsuse tõendit ega deklaratsiooni. Selles mõttes nagu kinnisasi asukohta on suhteliselt lihtne mujalt kontrollida, et siin ei ole eriti kerge seda varjata kinnisasi asukohta. Näiteks siis olenevalt sellest, et millise riigi isikuga tegemist on siis see renditasult tulumaksu kinnipidamise määr erinev. Et siin on Ukraina, Soome, Venemaa, kõigi puhul on 20%. Et Venemaa on siin siis näiteks sellepärast, et maksulepingut ei ole. Ukraina on näiteks sellepärast, et ta ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. Ja Soome resident on olemas nii maksuleping kui ka on see Euroopa Liidu liikmesriik. Et see kõik ei ole oluline praegu renditulu puhul. Kui on kinnisasi Eestis, siis 20% tuleb kinni pidada. Kui ei asu Eestis, ei ole vaja deklareerida. Mul oli eelmispool üks slaid, kus ma rääkisin Euroopa majanduspiirkonnast, kuid ei täpsustanud, mis see tähendab. See on siis kõik Euroopa Liidu liikmesriigid pluss Norra, Island, Liechtenstein. Järgmine tululiik. Seadme renditasu. See on tekitanud meil varasemalt segadust, sellepärast, et tulumaksuseaduses oli mõiste sisseseade, mis tekitas segadust. Nüüd parandati see seadmeks, mis läheb nagu sisuga rohkem kokku, et sisseseade oli lihtsalt ebaõnnestunud tõlge maksulepingutest, kus kasutati ingliskeelset väljendit equipment. Et seade mõeldakse siis eelkõige tootmisliini või mis iganes seadet, mida tööstuses, kaubanduses või teaduses vaja on. Et kui sellist seadet renditakse mitte residendilt, siis tuleb tulumaks kinni pidada. See on päris paljudele üllatuseks. Et siin seadme all see seadme mõiste on väga lai. Et mõtleme ka autot, vaguneid ja nii edasi, mis iganes seadet. Et varasemalt, kui oli veel tegemist mõistega sisseseade, siis tuli meile ka päris palju küsimusi, et mida selle all mõeldakse. Seadme puhul on juba lihtsam mõista. Et siis siin on Eesti tulumaksuseaduse järgi vaja kinni pidada 10%, aga nüüd maksulepingus oleneb päris palju sellest, millise riigi residendiga tegemist on. Võib olla täiesti maksuvabastus Eestis tänu maksulepingule, seega vajalik residentsuse tõendit tuua ja võib olla ka lihtsalt soodsam maksumäär, kui see 10%, näiteks on 5% paljudel juhtudel. Või siis ei määra maksuleping midagi, jääb ikkagi, kuigi on maksuleping olemas, on ikkagi Eesti 10%. Et millest see näiteks sõltub, et kui ka Eesti tulumaksuseaduses on see seadme renditasu litsentsitasu mõiste all, siis osades maksulepingutes litsentsitasu mõiste sellist seadme renditasu ei sisalda. Ja siis tema puhul kohaldub mingi teine artikkel, mis annabki siis maksuvabastuse. See on lihtsalt nagu taustaks seletus siin juures, et miks need maksuvabastused tekivad. Et siin on siis vaja igal konkreetsel juhul vaadata maksulepingust, missugune määr seal
kohaldub, meie programm arvutab selle õigesti, kui teil on õiged andmed sisestatud. Aga et siis näiteks, kui meil on mitteresident, kelle residentsustõendit ei ole, siis arvutatakse talle 10%. Kui meil on teada, et on Soome resident ja tal on tõend olemas, siis väljamakse tuleb deklareerida, kuigi on maksuvabastus. On vaja deklareerida, on vaja saajal hankida Soome maksuametist residentsuse tõend ja sellisel juhul programm arvutab 0. Miks on siis vaja deklareerida? Ma natukene ka ennem rääkisin, miks see residentsuse tõend nii oluline on. Et Eesti tulumaksuseaduse järgi on maksukohustus olemas. Väljamaksele on ka see kindlus, et ta jätab tulumaksu kinni pidamata, kui tal on see residentsuse tõend olemas. Ta veeretab osa vastutusest ka sellele saajale, kes on pidanud oma koduriigi maksuhalduri juures seletama, miks ta residentsustõendit vaja on. Et meie tegelikult kogu TST-lisa 2 andmed täies ulatuses kogume kokku, sorteerime riikide kaupa ja saadame laiali kõigile nendele riikidele, kelle isikutega tegemist on. Selles mõttes jääb teistele riikidele võimalus seda tulu maksustada, et Soome maksuamet saab kindlasti selle info, et võt see konkreetne Soome resident sai selle 1000 eurot Eestis ja talle jääb võimalus siis kas seda kasutada, seda infot või mitte. Et ka selle jaoks on hästi oluline, et see väljamakse oleks deklareeritud Eestis, kuigi sisuliselt maksukohustust ei teki. Kas seadme renditasu puhul on ka oluline, et see seade renditakse Eesti pinnalt või? Tegelikult tulumaksuseadust lugedes ei ole sellel mingisugust tähtsust. Oluline, et on saaja, mitte resident on saaja ja väljamaksja on Eesti resident. Et ei ole üldse sellest, kus kohas seda seadet kasutatakse. Ja veel siin on siis selle kohta näide, et Venemaa residendile on tulumaksuseaduse määr selle tõttu, et maksulepingut ei ole ja siis ei ole residentsustõendit ka mõtet hankida. Aga näiteks võib juhtuda, et maksulepingus on hoopiski kõrgem määr kui meie oma tulumaksuseaduses, nagu näiteks Kasahstaniga. Et maksulepingu järgi oleks nagu määr 15%, siis see maksuleping ei tõsta meie Eesti maksukohustust, ainult vähendab, ainult annab soodustusi. See annab meile ainult võimaluse, kas me saame kasutada oma Eesti tulumaksuseaduse sätteid või me peame neid vähendama, aga kindlasti mitte ei tõsta seda maksukohustust. Et kui maksulepingus on millegi pärast kokku lepitud kõrgem määr 15%, siis ikkagi kohaldub see meie madalam Eesti tulumaksuseaduse määr ehk 10% ja see ei ole siis nii mitte ainult selle konkreetse tululiigi puhul ka muudel juhtudel, kui tuleb selline asi ette, et Eesti tulumaksuseadus on soodsam kui maksuleping, siis kindlasti kohaldatakse seda soodsamat. Ma tegin siia ka ühe slaidi nende määrade kohta olemasolevate maksulepingute pinnalt. Et on siin mitmed, kus on 5% ja mille puhul siis peaks mõtlema residentsuse tõendi peale, et see vähendab. Aga et kuna 2016. aasta alguses toimus mitmetes maksulepingutes muudatus, siis selle tõttu ma panin siia slaidile, et võib-olla keegi, kellele väljamaksed on varem nagu teinud seadme renditasu väljamakseid, et ei teagi, et nüüd on hoopiski maksuvabastus uus alates 2016. aastast, et kui te siin slaidil vaatate, siis kõik need Belgiast alates kuni Ungarini, et need on need, mis on alates 2016. Aga need, mis nüüd algavad Araabiast ja need on olnud nagu kogu aeg sellised, kus on residentsustõendi olemasolul maksuvabastus, kuid ma pean küll ütlema, et ma ei ole elu sees veel näinud ühtegi Araabia ega Bahreini residentsuse tõendid, selles mõttes, et nendes riikides meie teada maksukohustust ei teki ja residentsust ka mitte. Ja siin on see sama lätlane siis näha, et riik on ilusti näha, seda residentsustõend on sisestatud ja kohe meil programm ilusti arvutabki 5%. Kui on see väljamakseliik on seal 187, see ongi seadme renditasu jaoks on eraldi selline väljamakseliik olemas. Ja Läti puhul on hästi palju autode rentimist ette tulnud meil praktikas. Millegi pärast. Osalejal on tekkinud üks küsimus, kas rendimaksete tulumaksustamisel on vahet, kas renditasu saaja on välisriigi eraisik või juriidiline isik? Siin jah ei olegi vahet.
Samamoodi maksustatakse, kas on mitteresidendist juriidiline isik või füüsiline isik, täpselt samasugune. Aga vahe on küll selles, et me räägime ainult teaduslikust, kaubanduslikust ja tööstuslikust seadmest, et eraisikul ei pruugi olla seda sorti seadet, mida kasutatakse kaubanduses või tööstuses või teaduses, aga see ei ole muidugi välistatud. Et sellele võib küll tähelepanu pöörata, kas see tingimus on täidetud. Nii, seade oli meil tegelikult litsentsitasu mõiste all Eesti tulumaksuseaduses, aga ma käsitlesin seda eraldi, kuna päris paljud maksulepingud käsitlevad seda eraldi. Aga nüüd ma räägin siis litsentsitasust veelgi. Meil on hästi palju küsimusi praktikas just selle litsentsitasu kui sellise mõiste kohta, et hästi raske on vahet teha, kas tegemist on litsentsitasuga või teenustasuga või töötasuga, et just nagu olemuselt mõista, millega tegemist on, et see moodustab nagu selle litsentsitasu maksustamisel selle kõige keerulisema osa. Et kirjanduskunsti või teadusteoste autoriõiguse ja siis patendi, kaubamärgi või veel mitmete tööstusdisaini lahenduste või kasuliku mudeli, plaanide, salajaste valemite või protsesside kasutada andmise või nende kasutamise õiguse võõrandamise eest. Makstav tasu on näiteks litsentsitasu. Et siin on oluline, mul need punaseks on tehtud need, mis siis määravad selle, et tegemist on litsentsitasuga, et nende teoste puhul on just oluline, et kasutataks just nimelt autoriõigust. Et nagu te siin sulgudest näete, on teoste hulgas ka arvutiprogramm. Teatavasti, kui ostetakse näiteks äriühingule arvutiprogrammi kasutamise õigust, siis pealkirjaks on litsentsileping. Aga lihtsalt programmi kasutamist enda ettevõtluse tarbeks ei loeta tulumaksuga maksustamise mõistes litsentsitasuks. Selleks, et oleks tegemist litsentsitasuga, peab olema õigus ka seda arvutiprogrammi, seda tarkvara reprodutseerida, taasluua, muuta, koopiaid teha. Et võt, see on see autoriõigus. Tavaliselt ju seda ei saada. Et kui me küll teeme litsentsilepingu ja saame enda kasutusse tarkvara, siis on vaja teha loomulikult sellest programmist mõned koopiad, mis on vajalik, et iga äriühingu kasutaja saaks enda arvutisse selle programmi, kuid selline kopeerimine veel ei ole nagu see litsentsitasu meie tulumaksuseaduse mõistes. Et päris tihti saame me just nimelt selliseid küsimusi, et kas see litsentsileping, mis on nüüd enda tarbeks tarkvara omandamiseks saadud, et kas see on oma olemuselt litsentsitasu või mitte. Ja enamasti, kus juures ei ole. Siin just tulebki tähelepanu pöörata sellele, et kas ikka kasutatakse selle programmi autori õigust ehk õigust koopiaid teha, muuta, levitada, avalikkusele kättesaadavaks teha. Nüüd nende teistega ei ole niisuguseid probleeme. Mis siin veel tekitab küsimust on see, et nii autoriõiguse kasutada andmine ehk sisuliselt rentimine, kui ka kasutamise õiguse võõrandamine on mõlemad meil tulumaksuseaduse mõistes litsentsitasu, ehk see on siis koht, kus võõrandamise kasult peaks nagu tulumaksu kinni pidama Eesti tulumaksuseaduse järgi 10%. Sellele ka juhin tähelepanu siin. Sellega ei ole litsentsitasu mõiste veel lõppenud, et ka oskusteabe kasutada andmise loeme me tulumaksuga maksustamise mõistes litsentsitasuks, et näiteks kui jällegi oli jutt siin sellest tarkvarast, et kui tarkvara nüüd sisaldab ka oskusteavet, antakse selle tarkvaraga koos saajale ka oskusteavet, siis see osa on küll nüüd litsentsitasu. Ja mida veel siis, et oluline ongi litsentsitasu puhul mõista, et mitte ainult pealkirjast lähtuda, vaid sisu poolest aru saada, et kas ikka kasutatakse intellektuaalsest varast tulenevaid õiguseid või võõrandatakse neid, et siis et eristada teenustasust seda sisu. See on litsentsitasu puhul hästi oluline.
et näiteks ka autoritele makstakse autoritasu, et siin on ka oluline tuvastada, et kas me tellime selle, et kirjutataks valmis mingi teos, siis on tegemist teenustasuga või töötasuga, või me juba omandame õiguse levitada mingit olemasolevat teost, et siis on tegemist litsentsitasuga. Ja ma tahtsingi seda veel lisada, et väga paljud lepinguid võivad sisaldada erinevaid tululiike korraga, et siis maksustamise jaoks ongi vaja need eraldi nagu lahku lüüa ja eraldi ka maksustada. Et kui on sellised komplekslepingud, mis sisaldavad nii üht kui teist, nii teenustasu kui litsentsitasu, siis on vaja need maksustamise mõttes eraldi välja tuua. Meil on siis, nagu mul juba eelpool slaidil oli, 10% tulumaksuseaduses, aga maksulepingutes paljudes on see sama määr, sel juhul ei ole residentsustõendit vaja, kuid maksulepingu mõiste küll erineb jällegi tulumaksuseadusest, et kui on tegemist õiguse võõrandamisega, nende minu eelpool loetletud õiguste võõrandamisega, siis seda maksulepingus ei loeta litsentsitasuks ja sellisel juhul tekib küll maksuvabastus. Et meil DST lisa 2 on õiguse kasutamise ja õiguse võõrandamise jaoks selle jaoks olemaski eraldi väljamakseliigid, et siis saabki residentsustõendi olemasolul võõrandamise korral kohaldada 0 maksumäära ja kasutamise korral siis 10%. Et siis, kui on võõrandamisega tegemist, siis on kindlasti vaja ka saaja residentsustõendit, nagu mu see jutt kordub nagu ka eelnevate väljamakseliikide puhul. Aga on näiteks ka maksulepinguid, kus maksumäär üldsegi litsentsitasu puhul ei vähene ja siis siin on mul siin autoriõiguse kasutamisega siis tegemist, mitte võõrandamisega. Et ei ole üldse siis vaja residentsustõendit tuua. Aga kus see siis on vaja, residentsustõend? Siin on mul jällegi see slaid just selle mõttega ka nii pikalt siin riikide nimekiri välja toodud, et toimuski muudatus alates 2016. aastast, et kui teil on võib-olla kogemusi varasemast ajast, et siis juhingi tähelepanu, et need riigid siin alates Belgiast kuni Ungarini, need on uued alates 2016, kus litsentsitasu puhul on maksuvabastus, et tasub küsida nende riikide residentide puhul residentsustõendit, et saab maksuvabalt väljamakset teha. Bulgaaria on olnud siis ka varem juba 5%. Ja kui ei ole tõendit, siis midagi ei ole teha, lihtsalt 10% tuleb kinni pidada, kuni tõendit pole. Et siis jällegi autorile makstava litsentsitasu puhul on väga oluline, kust riigist autor pärit on. Läti autor saab siin 100 eurot vähem kätte, Itaalia oma saab kogu summa ja Bulgaaria maksukohustus on ka väiksem kui Eesti tulumaksuseadus. Nii, nüüd mida kõige rohkem kindlasti tuleb ette on see töötasu. Ja mis siin on oluline, et hästi palju küsitakse, et kui Eesti väljamaksja maksab mitte residendile, et kindlasti peab ju kusagil deklareerima ja kuidas deklareerida. Et tegelikult on lisaks sellele, et on Eesti väljamaksja ja mitte resident hästi oluline tingimus see, et töö toimuks Eestis. Et Eesti tulumaksuseaduses ei ole isegi oluline mitu päeva, aga just, et see töötamise koht, kui see oli Eestis, siis on vaja Eestis tulu deklareerida. Et see töökoht on hästi oluline, see on nagu jäänud vahel kahe silma vahele. Mis Eesti tulumaksuseaduses on veel üks koht, millele tähelepanu juhtida, et kui nüüd see mitteresident on tõesti siin Eestis ainult lähetuses, et siis loetakse need 183 päeva ette, et lähetuses viibides tekib maksukohustus alles juhul, kui 183 päeva on täis. Siis tekib küll tagantjärgi esimesest päevast alates, aga lühemate lähetuste korral Eestis tulumaksukohustust ei teki. Maksulepingutes võib olla vabastus juhul, kui nüüd tasu saajal, mitteresidendil on välismaa tööandja ja ta ei viibi siin kauem kui 183 päeva, siis ei teki maksukohustus, kui on Eesti tööandja, siis see viibimine vähem kui 183 päeva ei vabasta, juba see, et väljamaksja on Eesti resident, tekitab maksukohustuse Eestis isegi juhul, kui saaja ise ei ole siin 183 päeva kohal.
Ja ka välisriigi tööandja puhul, kui välisriigi tööandjal on Eestis püsiv tegevuskoht, siis ka ei ole oluline, kui kaua see mitteresident ise siin Eestis viibib. Peaasi, et see töö toimus Eestis. Nagu te näete, mul on punasega seal, et töö pidi toimuma Eestis, et see siis määrab selle maksukohustuse. Ja mis tekitab üllatust, et kui töö toimub väljaspool Eestit, mitteresident, näiteks seesama Soome kodanik, kui ta töötab Eesti äriühingu heaks nii, et ta elab Soomes ja töötab Soomes, Eestisse töö tegemiseks ei tule, et siis see töötasu maksustataksegi ainult Soome reeglite kohaselt Soomes ja Eestis seda ei deklareerita. Kui nüüd inimene töötab korraga mitmes riigis, see Soome resident töötab Eesti äriühingu heaks 2 nädalat Soomes, 2 nädalat Eestis, siis selle 2 nädala tulu maksustatakse Eestis ja Soome võib maksustada kogu maailma tulu, nii Soome tulu kui ka Eestis saadud töötasu ja võtab Eestis makstud tulumaksu arvesse topeltmaksustamise vältimiseks. Aga jällegi veel kord tuletan siin meelde, et see jutt, mida ma räägin siin töötasu maksustamisest, see kehtib ainult tulumaksu kohta, sotsiaalmaksul on täiesti erinevad reeglid, siin ei loe ka need maksulepingud. Missugused erandid võivad olla töötasu puhul? Näiteks kui tegemist on teadlasega, mida tähendab teadlane? No, see on suhteliselt lai mõiste, et inimene, kes töötab mingi teadusasutuse või ülikooli või kooli heaks, võib olla teadlane. Et paljudes maksulepingutes on lihtsalt ette nähtud soodustused, kuigi see teadlane või õppejõud on siin Eestis 2 aastat koha peal, et siis selle 2 aasta jooksul Eestis teda tulumaksuga seda teadlase tasu ei maksustata. Et siin on mul nimekiri nendest riikidest, kellega selline säte on. Et siis teadlane on siis näide, kus inimene on küll väga kaua siin ja teda ei maksustata. Aga see maksulepingu vabastus tähendab muidugi deklareerimise kohustust. Aga siis teistpidi erand on sportlased ja meelelahutajad, esinejad, lauljad, artistid. Neil ei ole jällegi Eestis viibimise pikkusest maksukohustus selles mõttes, et nad võivad olla siin ükskõik kui vähe, kui esinemine toimus kas või pool tundi Eestis. Sellelt väljamakselt on vaja Eestis tulumaks kinni pidada. Ja isegi ei olene see maksulepingust tihti peale, et maksuleping ka ei vabasta. Isegi see ei vabasta, kui lastakse see esinemistasu kanda kellegi teise nimele, et kui ikkagi see konkreetne artist või sportlane siin koha peal Eestis oli, siis tema tasu on Eestis maksustatav. Ja siia hulka kuuluvad ka auhinnarahad, et sportlane sai esikoha eest auhinna, et siis kui see on rahaline tasu, siis tulumaks tuleb sellelt kinni pidada, kui esinemine ja sportimine toimus Eestis. Sellest ma juba natukene rääkisin, et maha ei saa arvata maksuvaba tulu. Kui me räägime mitteresidendi töötasust, siis aga võib olla, et on Eestis töötuskindlustusmakse tasumise kohustus. Sotsiaalkindlustuse maksudest ma küll täpsemalt ei räägi, et see võib ka juhtuda, et Eestis ei ole seda töötuskindlustusmakse tasumise kohustust, aga kui see on, siis selle võib küll maha arvata enne tulumaksu arvutamist, mis läheb kinni pidamisele. Nüüd avaliku teenistuse puhul on maksulepingus eraldi reeglid, et siin võib olla oluline see, millise riigi teenistuses ollakse, olenemata sellest, kus see töö toimus. Aga Eestis saab maksustada siiski vaid juhul, kui see töö toimus füüsiliselt Eestis, ehk siis see mitteresident pidi viibima Eestis, et üldse tulumaksuseaduse alusel tekiks maksukohustus Eestis. Kui nüüd on muu lepingu alusel teenuse osutamine, mitte töölepingu alusel, siis kehtivad natukene teistmoodi sätted. Et eraldi ma räägin füüsilistest ja juriidilistest isikutest, kes osutavad teenust. Siin ongi mul üks näide, et Eesti äriühing ostab tarkvara teenusena Soome äriühingult. Et see on teenus, mida siis äriühing saab ise internetist alla laadida. Nüüd ongi küsimus, kas see on nüüd selle Soome äriühingu Eesti tulu või ei ole. Eesti äriühing on tellija ja maksja. Aga kui nüüd füüsiliselt ei pidanud see Soome äriühing siin kohal olema selle tarkvara tegemisel, ta ei pidanud siin Eestis viibima, et siis sellise tarkvara soetamine ei loeta Eestis osutatud teenuseks vähemalt tulumaksuga maksustamise mõistes. Ja siin siis ei loeta seda Eestis toimunud teenuseks. Samamoodi ei loeta Eesti teenuseks, kui klientidel on võimalik oma veebilehelt kodus tellida mingeid kaupu, et kuigi sisuliselt
klient on Eestis, kui see teenuse osutaja Eestis ei viibi, siis ei loeta seda Eesti teenuseks. See on oluline siis tuvastamaks, kas tekib Eestis tulumaksukohustus või mitte. Siin on küll tihtipeale nii, et kui Eestis viibitakse lühiajaliselt, siis maksuleping annab soodustuse. Et alla 6 kuu Eestis viibimisel on reeglina maksuvabastus juriidilistel isikutel, kes siin teenuse osutavad ja selleks, et saada maksuvabastust, on nüüd nõutav tõepoolest residentsuse tõend. Saaja toob residentsuse tõendi, kuigi Eesti seaduse järgi oleks tulumaks vaja kinni pidada, kuna teenus toimus Eestis, siis maksuleping vabastab, kui on alla 6 kuu reeglina. Kui nad on üle 6 kuu, siis tekib reeglina juba mitteresidendil püsivtegevuskoht juriidilisele isikule, siis on juba temal endal kohustus deklareerida oma välja viidud kasum ja maksukohustus. Selles mõttes, kui juba teile toob see juriidiline isik residentsuse tõendi, sellega ta ühtlasi ka kinnitab, et tal ei teki siin püsivat tegevuskohta. Selles mõttes see residentsuse tõend jällegi, nagu ma räägin, jagab vastutust. Erand on nüüd juhul, kui juriidiline isik asub madala maksumääraga territooriumil, sellisel juhul on kõrgem maksumäär. Aga madala maksumääraga territooriumi sätteid kohaldatakse siiski näilikele tehingutele. Meil on veebilehel olemas nimekiri territooriumidest, mida kindlasti ei loeta, aga ülejäänud riigid on selline hall ala, kus on vaja igal konkreetsel juhtumil eraldi tõendada, kas on tegemist näiliku tehinguga või mitte. Kes soovib rohkem selle kohta, saab lugeda Euroopa Liidu kodulehelt, kes tegeleb praegu väga aktiivselt sellega, et neid selliseid madala maksumääraga territooriume oleks võimalikult vähem. Kui füüsiline isik osutab teenust, mitte siis töölepingu alusel ei tööta, vaid osutab iseseisvana teenust, siis on 2 varianti, kas ta on juba ettevõtjana registreeritud Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigis. Sel juhul ei ole väljamaksel kinnipidamise kohustust või kui ta ei ole registreeritud, aga ta toob teile residentsuse tõendi ja ta on siin väga lühiajaliselt kuni 6 kuud, siis on tal tulumaksuvabastus. Residentsustõend on sisestatud, teie deklareerite, tulumaks arvutatakse 0. Aga jällegi olenevalt siis teenuse sisust, et esinejad ja meelelahutajad ei ole vabastatud isegi, kui nad lühiajaliselt teenust osutavad. Ükskõik mis lepingu alusel. Et siis äriregistris registreeritus või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi registris registreeritus annab vabastuse. Erinevalt juriidilistest isikutest, kes ka on ju tegelikult registreeritud, nemad peavad igal juhul tooma residentsuse tõendi. Nii, siin on lihtsalt üks näide, et kui Soome residendist lektor tuleb paaritunnise loenguga, ta tegelikult on Eestis, siis Eesti tulumaksuseaduse järgi peaks kinni pidama 20% tulumaksu, aga kuna maksuleping nii lühiajalise Eestis viibimise korral annab maksusoodustuse vabastuse, siis residentsustõendi korral on tulumaks 0. Sportlase meelelahutaja puhul on hästi oluline esinemise koht, ükskõik kui kaua. Näiteks siis ka välisriigi teatri piletite tasu, mis nad sen kokku korjavad, loetakse esinemistasuks. Erand võib olla ainult mingisugustel riigi poolt rahastatavatel üritustel ja siin ka olenevalt maksulepingust võib igaüks vaadata, kas see on maksuvabastus või ei ole. Juhtimis- ja kontrollorgani liikmetasust ei jõudnud praegu palju rääkida, kuid selle kohta on meil täiesti olemas põhjalik juhend veebilehel, kus just räägitakse tulumaksuga maksustamisest. Ja siin ei ole ka oluline, kus juhatuse liige või kontrollorgani nõukogu liige ise asub. Tähtis on see, et on Eesti residendist juriidilise isiku juhtorgani liige ja see ongi piisav selleks, et Eestis tulumaksukohustus tekib ja maksuleping ka siin ei vabasta. Siin ei loe, kus töö tegelikult toimus või kus seda maksti, peaasi, et ta on selle Eesti residendist juriidilise isiku juhtorgani liige. Maksja võib olla ka välisriigi isik. Ikkagi on Eestis maksukohustus. Intress on tekitanud meil segadust selles mõttes, et intress ei ole mitteresidendile reeglina tulumaksuga maksustatav tulu. Väga erandjuhtudel, kui makstakse intressi lepingulisest investeerimisfondist, ja seal on veel rida tingimusi, et peab olema kinnisvaraga seotud ja nii edasi. Et tavaliselt, kui äriühing maksab välja intressi mitteresidendile laenult, siis tulumaksu kinni ei peeta, küll aga peab olema hoolas, et intress ei ületaks turuväärtust.
sest vastasel korral Eesti äriühing ise peab maksma kasumilt tulumaksu siirde hinnasätete alusel. Nüüd kindlasti tahaks veel rääkida dividendist, mis tekitab segadust. Dividend ei ole saajale, mitteresidendile tulumaksuga maksustatav tulu. Eestis on väga omapärane maksusüsteem, kus Eesti äriühingut maksustatakse alles juhul, kui äriühingust viiakse kasum välja ja näiteks dividendina. Dividendi väljamaksmisel peab Eesti äriühing ise maksma Eesti ettevõtte tulumaksu, mis ei ole saajamaks, aga väga paljud mitteresidendid mõistavad seda valesti. Dividendi saajad arvavad, et see on nende tulumaks, mis on neil kinni peetud ja nad tahaksid kohaldada sellele väljamaksele soodusmäära, mis on maksulepingutes ette nähtud. Kuid tegelikult see, et maksuleping lubab kinni pidada 10%, see maksuleping meil praegu ei kohaldu, sellepärast et Eesti seaduse järgi Soome residendist äriühingult üldse tulumaksu kinni ei peetagi. See tulumaksu määr, mis kinni peetakse, on 0, seega ei kohaldu see maksulepingu määr 10. Küll aga soovitakse seda 10% kohaldada sellele Eesti äriühingu tulumaksule, mis on see 20/80, leitakse, et see peaks olema 10%, kuid maksuleping ei kohalda sellele Eesti äriühingu tulumaksule, mis on Eesti äriühingu ettevõtte tulumaks. Nüüd see, kas seda Eesti äriühingu tulumaksu majandusliku topeltmaksustamise vältimiseks võetakse teises riigis arvesse või mitte, see oleneb täiesti teise riigi seadustest ja maksuleping siin ei pruugi aidata, eriti kui saaja on füüsiline isik. Juriidiliste isikute puhul isegi võib olla, et võetakse arvesse, kuid kui dividendi saaja on füüsiline isik, siis see Eesti äriühingu tulumaks dividendilt jääb ja seda maksuleping ei vabasta. Nii, ja ülejäänud teema on juba selline stipendiumid, toetused, kultuuri, spordi ja teaduspreemiad maksustatakse Eestis samadel tingimustel nagu Eesti residentidel. Siin ongi erinevus, et millise lisa peale panen. Ainus on küll see, et ei tohiks segamini ajada kultuuri- ja spordipreemiaid esinemistasuga, et need on erinevalt siis maksustatud, nagu te näete. Siis on terve rida maksulepinguid, kus selline muu tulu siiski on Eestis maksust vabastatud. Et siin ma ei pannud isegi konkreetset nimekirja, kuna see läheb peaaegu pooleks, et igal konkreetsel juhul tasub vaadata, mismoodi on muu tulu maksustamine kokku lepitud maksulepingus, kas Eestis on õigus maksustada või on siis kasulik tuua saarel residentsuse tõend. Aga jah, see muu tulu peab olema selline, mille kohta siis on alus meil seaduses olemas. Maksustamiseks näiteks üliõpilasele makstav stipendium kooli poolt on maksuvaba, seda ei ole vaja deklareerida ja pole vaja ka residentsustõendit siis hankida. Tõendit võib vaja olla, et muidugi ei toimu ju meil toimub küll infovahetus, nagu ma rääkisin riikide vahel, kuid see toimub teatava nihkega, ikkagi jääb see hiljaks, deklareerimise aeg on ikkagi varem ja kõigil isikutel on endal ikkagi kohustus oma välisriigi tulu välisriigis deklareerida, et meie infot vahetame siiski kontrollimise eesmärgil, mitte selleks, et teil täita välisriigi tulu. Nii, nüüd ma ei jõudnud siin rääkida küll eriti mitteresidendist tööandja registreerimisest. See on vajalik siis, kui ei ole filiaali ega püsivat tegevuskohta registreeritud, kuid välismaa isikul on Eestis töötaja, kellelt on vaja tulumaksu kinni pidada. Seda saab teha Eesti Maksu- ja Tolliametis, selleks on olemas oma avaldus. Kindlasti peab kaasa võtma registrikaardi väljavõtte, isikut tõendava dokumendi ja volituse. Kui tuleb siia seda registreerima isik, kes ei ole registrikaardil kirjas, volitus ja ei tohiks unustada, et kindlasti tehtakse e-maksuameti kasutusleping. Et tööandja peab ka erisoodustuse makse maksma, millest ma täna ei rääkinud. Ja veelgi enam välisriigi isikul võib tekkida siin püsiv tegevuskoht, see tähendab, et tal endal tekib maksukohustus Eestis, mida ta siis ise deklareerib, sama avaldusvormil R2, registrikaardi väljavõtte, isikut tõendav dokument. Ja kui ei ole isik, kes on see esindusisik sellel registrikaardi väljavõttel, siis tal peab olema kehtiv volitus. Ja volitus peaks olema siis võimalikult laiapõhjaline, et kõik toimingud saaksid tehtud. Ja kui on juba äriregistris registreeritud filiaal, seda ei ole vaja eraldi püsiva tegevuskohana registreerida.
ja püsitegevuskoht ei ole vaja registreerida mitteresidendist tööandjana. Et kui on juba mitteresidendi püsitegevuskoht, siis ka temal on kohustus tulumaks kinni pidada nagu Eesti residendist väljamaksjal. Ja ka mitteresident saab teha e-maksuameti lepingu, eriti kui tal on olemas, kui ta on e-resident ja tal on olemas digitaalse allkirjastamise võimalus. Püsitegevuskoht deklareerib oma tulu ise, siis ei ole väljamaksjal enam vaja tulumaksu kinni pidada, täpselt samamoodi nagu Eesti äriühing maksaks Eesti äriühingule. Nii, lõpp läks nüüd küll kahjuks kiireks, aga äkki on nüüd siis küsimusi. Sellest ei ole tõepoolest hullu midagi. Küll aga võtame siis küsimused nüüd järgemööda siit ette. Nii, selline küsimus. Kui firma omanik elab ja töötab Lätis, kuid tema firma on Eestis ja toimetab Eestis, ta maksab omal aastas korra dividende ja ta ei ole toonud tõendeid, siis kuidas seda maksustada? Kuna oli tegemist nüüd dividendiga, siis kuna Läti residendist saaja tuluna dividendi ei maksustata, siis ja tegelikult maksab dividendilt tulumaksu Eesti äriühing, siis see tõendi puudumine ei määra maksukohustuse puhul midagi. Ikkagi Eesti äriühing peab TST lisa 7 hoopiski täitma, lisa 2 täitma ei pea, maksuleping ei mõjuta. Selge. Kas see palk, mida ei maksustata Eestis tulumaksuga, tuleb ka siiski TST lisal 2 deklareerida? Ei, kui nüüd töötaja ise Eestis ei tööta, ta töötab väljaspool Eestit, näiteks on siin väga palju küsitakse autojuht, kes on näiteks Läti residendist autojuht, sõidab Euroopas, Eestisse ei tule. Sellisel juhul seda Eestis ei deklareerita, küll aga võib tekkida sellel lätlasel maksukohustus Lätis ja ei ole välistatud ka sotsiaalmaksu kohustus mõnes teises riigis. Selles mõttes, kui Eestis tulumaksukohustust ei teki tulumaksuseaduse kohaselt, siis Eestis ei deklareerita, mis ei välista, et võib maksukohustus tekkida mõnes teises riigis. Aitäh! Siit kohe ka küsimus. Kuidas on rekkajuhtidega, kes algavad töösõitu Eestist ja lõpetavad Eestis, kuid söödavad mööda Baltikumi ning Soome, Rootsi ja Norra vahelt, et tööandjaks on Eesti resident. Isikud on Läti residendist. Et kuidas nende palka tulumaksuga maksustada, kuna on võimaldu eraldada seda aega, mille jooksul nad olid siis mööda Eesti pinda just sõitnud? Kui see Eesti pinnal viibimine on tõesti väga ebaoluline ja tähtsusetu võrreldes sellega, kuidas nende tööaeg on 95% mujal näiteks või ka 90%. Et kui ei ole mõistlik seda Eestis töötamise aega välja arutada, siis ongi tõesti nii, et mitteresident ei tööta Eestis, ta füüsiliselt siin Eestis ei ole. Ja Eestis tulumaksukohustust ei teki, küll aga tekib neil tulumaksukohustus oma residendiriigis, oma koduriigis Lätis. Aga siis ka see väljamaksja Eestist, see tööandja ei pea sellelt väljamakselt tulumaksu Eestis kinni pidama. Deklareerimise kohustus võib tekkida seoses sotsiaalmaksukohustusega, aga see ei ole muidugi tänane teema. Aitäh! Eesti residendil on firma Lätis, töölised on Eestist. Kuhu ja milliste määrade järgi tuleb tulumaksu maksta? Kui on firma Lätis, kes siis on tööandja ja maksab Eesti residentidele, siis tegelikult on nüüd see, mida ma ei jõudnud eriti pikalt rääkida, ehk see Läti äriühing peaks registreerima ennast Eestis tööandjana ja pidama Eestis kinni tulumaksu. Kui need Eesti residendid nüüd töötasid Eestis, sain õigesti aru, jah? Ja Eesti residendil on firma Lätis. Nii. Töölised on Eestist. Just. Ja. Kui nad on Eesti residendid ja töötavad Eestis, siis neil tekib Eestis tulumaksukohustus Eesti residentidena. Et tegelikult see Läti äriühing peaks registreerima Eestis ennast mitteresidendist tööandjana minimaalselt, kui ei teki muidugi püsivat tegevuskohta, mida me siin praeguste asjaolude põhjal ei suuda otsustada. Et siis peab see Läti äriühing Eestis kinni pidama tulumaksu nendelt Eesti residentidelt, TST lisal 1 lausa. Ja omaette teema on meil ka siis see sotsiaalne kindlustatus, et ka sotsiaalkindlustuse maksud peaksid olema tasutud. Selles mõttes, et kui Eesti residendil tõepoolest nüüd see Läti äriühing tulumaksu kinni ei pea, siis on alati ju see variant jääb veel alles, et Eesti saaja saab ise tulu ära deklareerida ja ka tulumaksu ära maksta, siis sotsiaalmaksu peab kindlasti maksma tööandja. Et muidu jääb see sotsiaalne kaitse puudu. Siis küsimus veel selle seadmerendi kohta, millest rääkisime. Et kui Eesti ettevõtte rendib näiteks auto Läti ettevõtted, kes esitab Eesti ettevõttele selle kohta rendiarve,
peaks Eesti ettevõtte antud rendimaksetel tulumaksu siis kinni pidama või? Just kui see on kasutusrendileping, et peaks siin eraldi vaatama kapitalirendilepingut, et kui on tegemist nagu sisuliselt selle vara võõrandamisega, siis ei pea tulumaksu kinni pidama, aga kui on kasutusrendileping, siis nagu mul seal üks slaid näide oli, et 5%. Kui on olemas residentsustõend, siis 5%, kui ei ole residentsustõendit, siis lausa 10% on vaja kinni pidada tõesti. Aitäh! Siis üks küsimus kohe veel samasse nii-öelda auku. Sõidukite rent Rumeenia ettevõttelt. Kas tuleks tulumaks väljamaksetel kinni pidada, kui ei ole esitatud residentsustõendid? Rentija on Rumeenia käibemaksu kohustuslane. Siin on väga hea selles mõttes juhtida tähelepanu, et see käibemaksu kohustus, tulumaksu kohustust ei mõjuta. Kui ma praegu vaatan vaid oma slaide, siis ma nende põhjal ütleksin, et 10% on vaja kinni pidada ja Rumeenia maksuleping mingit soodustust ei anna, kuid kindluse mõttes võib selle Rumeenia maksulepingust järgi vaadata, mida ma praegu teha ei saa. Väga hästi. Siis küsimus autoriõigustest. Et kas tõlkeõigus ehk õigus tõlkida kirjandusteos eesti keelde ja levitada Eestis on ka autoriõigus ja maksustatav tulumaksuga. Ja siis osaleja soovib selle küsimusega veel jätkata, et edaspidi tasume mitteresidendile teose läbimüügi arvestuse pealt tasu. Siis on see litsentsitasu ehk autoriõigus ehk royalty. Jah, kui on nagu olemasoleva tõlkega tegemist, siis on jah, litsentsitasuga tegemist tõesti, et eraldi tuleb vaadata, et kui me lihtsalt tellime teenusena mingi teose tõlkimise, et siis vaadatakse seda teenustasuna või töötasuna. Et just see oluline on tähele panna, et kas see on litsentsitasu või teenustasu, aga tulumaks tuleb igal juhul. Selge. Siis osaleja soovib teada, kas ta on õigesti aru saanud, et kui Euroopa Liidu riigist tuleb laulja või bänd esinema Eestisse, siis ei ole vaja küsida residentsuse tõendit. Tuleb kinni pidada 10% siis tulumaksu mitteresidendi poolt esitatud arvelt ja maksta siis endale. Jah, kuid on maksulepinguid, kus sõltub see siiski võimalus saada maksuvabastust juhul, kui seda esinemist rahastatakse riigi või kohaliku omavalitsuse poolt. Et seda tasub siis konkreetse Euroopa Liidu riigiga sõlmitud maksulepingust järgi vaadata, et kas selline säte on seal maksulepingu esinemise artikli juures kirjas, et riigi rahastamise korral või kohaliku omavalitsuse rahastamise korral on maksuvabastus, kus juures on ka erinevaid maksulepinguid selles mõttes, et kumba riigi rahastamise puhul on vabastus, mõne puhul on mõlema riigi, kas residendiriigi ja esinemise riigi rahastamise puhul, aga mõnel puhul on nagu see suurem piirang, et üks riikidest rahastab, et siis on vabastus, teine riik rahastab, siis ei ole vabastust, et hästi täpselt peaks seda järgi vaatama. Meil on tegelikult teie kunst esinemistasude kohta ka eraldi juhend olemas veebilehel, et tasub seda otsida, mis seal kirjas on. Selge, aitäh! Nii et osalejad juba tänavad teid koolitajad ja meie omalt poolt täname siis osalejaid ja egas muud midagi, kui ilusat päeva jätku ja kohtume nii järgmistel saalikoolitustel kui ka veebikoolitustel. Kõike head!